Tere tulemast kuulama ja vaatama seekord podcasti Hingekest. Siin podcastis räägime me elulistel teemadel hingelises võtmes. Täna on mul podcastis külaline ja külaliseks on minu, ma võiks öelda isegi, et mentor, teejuht, konstellöör, kolleeg, koostööpartner ja veel tuhat miljon ilusat sõna. Eerika Järv. Tere tulemast! Tere, Elisabeth! See oli nüüd selline sissejuhatus, et ma vist jään sõnatuks mõneks ajaks. Aga teeksin võib-olla siis vastu komplimendi ja täiesti siiralt absoluutselt, sest sellist noort ja ägedat ja hakkamist täis naist selliste katsumustega ja sellist perspektiivikat konstellööri on lihtsalt rõõm. Ma ei tea, mentor on palju öeldud minu kohta, aga toetada selles mõttes küll ja seda arengukäiku jälgida ja vaadata, kuhu ta on jõudnud juba ja tunnetada seda, kuhu sa veel jõuda saad. Alles algus. See on alles algus ja nii, et selles mõttes kõik teed on lahti ja väga palju selliseid, ma ei teagi, kuidas seda öelda, pisar tuleb silma, heast meelest, et tulevik on suur. Nii, ühesõnaga täna ma mõtlesin, et mis teemal võiks rääkida ja mina mõtlesin, et kindlasti üks põnev teema, et ma olen puudutanud juba ema, isa, sellist sisemist last, sisemist naist, meest olen natuke puudutanud. Paari suhet olen mõnusalt puudutanud, sest mulle endale see väga pakub huvi. Ja ma mõtlesingi, et millest on veel rääkimata ja tuli selline idee rääkida rahast. Et mis värk siis on üleüldse rahaga, kust ta tuleb, kust ta kaob ja miks inimestel on nagu nii palju raskusi raha teenimisega, hoidmisega, kasvatamisega. Jah. Esimene küsimus oli kohe, et kust ta tuleb. Mõni arvab, et tuleb pangaautomaadist, seinast tuleb, on ju, seda arvavad lapsed. Aga et sinna tekiks, siis peab ta kusagilt tulema, me peame selle raha looma, et iseenesest universumis on kõike väga palju, sealhulgas raha, seda trükitakse ju tegelikult juurde ilma igasuguse arvestuseta paraku, nii et on neid, kellel seda raha on ja on neid, kellel seda raha jääb puudu. Ja seal on väga suured erinevused nendes inimestes seoses sellega, et milline mõttemaailm on näiteks. On üks variant ongi nagu kohe see, et üks inimene arvabki, et universumis on kõike piisavalt ja ta on seda väärt ja teine arvab, et kõike on puudu, elab puudusteaduses. Ei luba endal isegi mitte teadvustada seda, et see kõik on olemas. Vaja ainult teha teatud sammud selle suunas, et see muutuks talle kättesaadavaks, aga eks nende sammude taga on või nende tegemata jätmise taga tegelikult on muidugi omad põhjused, et seal on väga palju hirme, meie ajaloolised kogemused, meie esivanematega seotud lood, nii et tegelikult kõige taga, sa nii huvitavalt ütlesid, millest sa oled rääkinud, et sa oled rääkinud mehest ja naisest ja sisemisest lapsest ja paari suhtest, et tegelikult need on kõik meie enda erinevad osad ja kõikide nende erinevate osade ülesanne tegelikult on samamoodi luua harmoonia, et ka rahavoog oleks harmooniline või et teda tuleks rohkem, kui teda kaoks. Ma ei ütle, et raha teenimine või raha loomine on ainus eesmärk, et see järgmine eesmärk, mis sa selle rahaga peale hakkad, on selle nagu õige kulutamine, et sa ei saa koguda, sa ei saa ainult nagu sisse hingata kogu aeg õhku, sa pead seda ka välja hingama. Ka see, kuidas inimene raha välja annab, mille peale ta seda kulutab, see on ka ülioluline inimesel endal teadvustada, et kuidas ta seda raha kasutab ja mitte unustada ennast seal juures, et ka enda peale on tarvis kulutada raha, et ennast eelkõige hästi tunda. Aga mis on kõige sagedasemad
nagu põhjused, miks tullakse konstellatsiooni, et mis see küsimus on seal raha ümber tavaliselt? Mida kõige rohkem on? No kindlasti mitte see, et raha on nii palju, et ei tea, mida sellega teha. Et sellega ei tulda kunagi, aga no põhiline ongi see, et on blokeeringud raha teenimisel, raha loomisel. Isegi kui ta tuleb, siis ta läheb ja kaob kuskile näppude vahelt niimoodi ära, et sellega no lihtsalt sa ei hoia, ei suuda jälgida ja jälitada seda, kuhu see raha on läinud. Ja tavaliselt siis need miinused ületavad plussid. Nii et need vist ongi, seal taga ongi väga paljud just hirmud seoses suure rahaga, sest raha teenimine eeldab seda, et see suure raha enda jaoks, igaühel muidugi see suur on täiesti erinev mõiste on ju, mis kellegi jaoks on suur, aga kui sa tunned, et sa oled valmis või sa tahad nagu omada suurt raha, et sellega nagu iseendale panustada, oma lastele, oma perele, maailmale ja nii edasi, aga sul seda siiski ei ole, siis tegelikult see taga ongi mingisugused hirmud, mingid blokid, millega tegelikult konstellatsioonis saab siis väga edukalt tegeleda ja need kohad ära tuvastada. Ma toon paar, ma vist mõtlen niimoodi, et nende küsimustega, et ma lasin panna siis Instagramis, lasin küsida küsimusi ka raha teemal, et mis on sinu rahablokid või mis on sinu takistused. Ja esimene küsimus oligi selline, et sa tegelikult vastasid ära sellele, aga oli, et ma ei tee nalja, et raha lihtsalt kogu aeg kaob kuskile. Ja minul tuli selle küsimusega kohe esimene asi, et ma arvan kõige esimene asi, mis üldse on, et lapsel ei ole raha vaja. Et see on tegelikult nagu hästi selline, et kui meil on lapsik suhtumine rahasse, kui me teda nagu kulutame niimoodi, et me võib-olla ei arvesta, ei mõtle, vahet ei ole, et küll ta kuskilt tagasi tuleb, et siis tegelikult siis ta ka võib niimoodi nagu kaduda mingi, ma ei tea, ratsionaalselt või kuidagi, et näe, ongi juba kadunud. Et see mõte mulle, ma tahtsin veel eraldi nagu välja tuua, et see mul hullult nagu meeldib, et esimese sammuna vaata üle, et kuidas sa üldse suhtud rahasse, et kas sa suudad täiskasvanulikult rahasse suhtuda või on see selline nagu natukene nagu mingi lapsemäng sinu jaoks? Lapsemeelsus ja lapsemäng on tegelikult raha puhul päris oluline, sellepärast et tegelikult mulle endale sõna teenima väga ei meeldi raha puhul, et mulle meeldiks raha loomine, et midagi luua on vaja sellist lapsemeelsust. Lapsemeelsus ja lapsikus on täiesti kaks eri asja. Ja teine asi, ma laiendaksin seda sinu eelmist mõtet nagu selles mõttes, et lapsel ei ole raha vaja. Ma ütleks niimoodi, et kui see raha on talle tulnud, siis kui ta seda kuidagi kergusega enda peale kulutab, on üks asi ja ka mingil määral see on sellise nagu küllusteadvuses olemise nagu peegeldus see, et raha tulebki, et see raha on võimeline, ta on võimeline seda taas looma, et raha tuleb tagasi, kui tal seda vaja on, aga mis on selle et kui raha kaob, et raha tuleb, aga ta kaob ära, siis sinna kõige tõenäolisemalt viivad need põhjused, et sul on endal näiteks mingisuguseid maksmata võlgu, et su raha lihtsalt otsib seda kohta, kuidas seda võlga kompenseerida. See ei pruugi olla rahaline võlg, vaid see võib olla näiteks, kui keegi on partnerlussuhtest läinud ja need balansid on jäänud tasakaalustamata, et keegi on rohkem saanud, teine on rohkem andnud ja me oleme selle nagu koha jäänud tähelepanuta, siis sealt võib hakata see raha lekkimine lihtsalt sünnib nagu. Teine on ka suguvõsa ja sellised dünaamikad, kus kunagi keegi, mingi esivanem on kelleltki midagi ära võtnud ja sa täiesti alateadlikult taod seda võlga kinni ja su raha kaob lihtsalt sellesse kohta, sellepärast, et suguvõsas on tasakaalustamata võlg. Aga mis puudutab veel lapselikkust ja lapsemeelsust, siis mul jäi tegelikult eelmises nagu lõigus nagu täpsustamata või välja toomata see aspekt, et lapsemeelsus on tegelikult hea, lapsikus ei ole raha puhul jah, tõesti adekvaatne suhtumine, aga miks inimesed kardavad suurt raha väga tihti on see, et suur raha eeldab vastutust
ja inimesed kardavad vastutust, ei kardeta raha, vaid kardetakse vastutust ja vastutus ongi see on kõige nagu kardetum asi üldse, et see, kes vastutab, siis seda võidakse karistada ja sealt tulevad ka igasugused sellised vaata, millega konstellatsioon töötab, on need morfilised väljad ja morfogeneetilised väljad ehk siis teadmine, kuidas on varem olnud eelnevatel aegadel meie suguvõsas või üleüldse ühiskonnas, kus see, kellel oli, selle elu oli pidevalt ohus ja küll seda rünnati ja küll rööviti ja varastati ja üritati seal kuidagi manipuleerida ja raha ära võtta, nii et selles mõttes selline ajalooline kinnistunud teadmine nii oma suguvõsa tasandil kui ka ühiskonnas, et see loob tegelikult selle hirmu. No mul ka kohe esimese asjana tulebki meelde lood nagu endal suguvõsast, kus kolhoosi ajal jäetigi mingi üks lehm ja üks siga ja kõik muu nagu võeti ära, on ju. Et aga tegelikult Eestis on ju väga palju ka minu arvates vara ja selle mingite päranduste ja sellega ma olen ka ikkagi näinud, et inimesed tulevad konstellatsiooni, et vara jagamine on tohutult, ma ei tea, keerukas, nii kaua võtab aega, küll seal tekivad nagu tülid, et peres, ma olen isegi, on ju ka mingid ütlused, et kuidagi, et ära sega raha ja ma ei tea, sõpru või et see tekitab kuidagi nagu tüli. Nende tülide osas, pärandite osas, et seal võib ka tulla mängu inimlik kadedus ja võib-olla ka see, et kui sa oled kade kellegi raha peale, kellegi edu peale, siis ausalt öeldes sul endal pole ka väga suurt loota midagi, et sa elad nagu sellise põhimõtte järgi, et mul ei ole, temal on, järelikult tuleb talt ära võtta, mitte see, et ma loon seda ise juurde, et ma olen võimeline ise ka tekitama endale, ma ei tea, siis kinnisvara või raha või mingisuguseid väärtusi looma, aga see on seal see, et mul ei ole, temal on ja ma võtan selle ära ja sealt tulevad need käärid ja kaklused, sellised pidevad tülid. Sinu Erika teeb ka töötube erinevaid ja ta tegi just hiljuti rahatöötoa ja üks mõte, mis mul jäi nii ägedalt kandma, oligi see, et kui me räägime näiteks andmisest, et ütleme heategevuses ka või et mul on kerge anda raha ära, mul on kerge anda ma ei tea, heategevusse, mul on kerge annetada, mul on kerge, ma ei tea, ükskõik mille jaoks nagu seda anda, et meil on kerge ja mõnus anda siis, kui meil on seda piisavalt. Et kui me teame, kuidas seda juurde teha, et sul on raske raha välja anda siis, kui sa oled kramplik, ma ei tea, kust ma seda juurde saan, oi, ma annan oma raha ära. Ja siis sa veel rääkisid nendest erinevatest tasanditest, et räägi võib-olla enda sõnadega, mis need 3 tasandit on. No esimene tasand ongi see, kus me iseenda vajadused täidame. Meil on, nagu see Maslowi püramiid on, me peame eelkõige oma enda isiklike vajaduste rahuldamise nimel saavutama teatud taseme, et meil oleksime söödetud, joodetud, et meie perega oleks kõik hästi, et meil oleks peavari, katus, kodu, kõik see, mis teeb meie eksisteerimise siin turvaliseks. Tagama selle, see on esimene tasand. Ja kui me oleme sellel esimesel tasandil ja me ei ole oma vajadusi täitnud, et juba siis on see, et ma ei tahagi ära anda, mul on raske ära anda, sest mul endal ei ole piisavalt. Ja tegelikult, ma siis võib-olla jah, et vaatamata sellele on hästi oluline, vaata, meie alateadus ja suhtleb sümbolites, metafoorselt. Ja kui me endale midagi ei luba, siis tavaliselt ongi see, et me oleme nii-öelda ihtsad, on ju. Ja meil see raha ka, et me kogume seda heal juhul kusagile ja ei raatsi enda peale kuidagi kulutada. Et isegi sellisel juhul, kui sinu enda baasvajadused võib-olla ei ole veel sinu jaoks täidetud, et nagu sa ei ela sellises kodus, nagu sa tahaksid ennast, kus sa tunneksid ennast nagu väga hästi või sa ei saa osta võib-olla kõiki, ma ei tea, tervislikke toiduained, mis sinu kehale kasulikud on ja pead piirduma mõne võib-olla vähesemaga, siis sellegipoolest on ülioluline see, et sa harjutad ennast maksma justkui nagu endale palka,
panema enda jaoks kas või sendi kõrvale iga päev, märka seda tegelikult oma sellises rahavoos, aga lihtsalt enda sellise väärtuse tõstmiseks on ülioluline see, et kui sa näiteks raha saad, paned kas või 1 sendi või 5 senti või 10 või no ma ei tea, nüüd need kopikad kaovad just üldse ära on ju meil, aga no peab eurosi hakkama paned nii vähegi, kui sa saad, sa võid osa isegi juurde joonistada, sest me oskame me võime alateadvuse petta, aga me ei peta ennast nagu selles mõttes, et me lubame endale midagi ja see juba tõstab meid hoopis teise kohta, siis nende annetustega, et kui mul endalgi vähe on palju, siis teistele, seal on jälle samamoodi ja sa ütlesid ka niiviisi, et anda, ma ei tea, kuhu iganes või kellele iganes, mitte päris, võib-olla see valid välja selle, mis sulle kõige südamelähedasem on, näiteks on need lapsed või on need loomad või teed nagu mingil muul moel seda head. No et ma ütlegi, et peab andma kuskile, kus lihtsalt, et peaks nagu andma, vaid ikka see, et mis ennast kuidagi kõnetab. Mis ennast kõnetab ja see, mis sulle nagu tundub sinu hingele või sinu südamele lähedana ja sinna ka, isegi kui sa iga kuu euro annad sinna või vastavalt oma sissetuleku suurusele 5 või 10 teinekord, et siis ka see juba harjutab sinu alateadvust, tegelikult see, et ma võin seda raha rahulikult välja anda. Alateadvusele ei ole üldse oluline see summa, kui palju sa annad ja lõppkokkuvõttes ka sellel, kellele sa selle annetad ja ka ise endale, kui sa vaatad seda oma kastikest, kuhu sa seda raha kogud, on ju, et sa lihtsalt vaatad, ma annan endale loa enda peale kuidagi endale investeerida. Ja see tegelikult juba teeb sellise suhtumise rahasse vabamaks ja kergemaks. Et mis on nagu näiteks märgid, et kust ma tean, et mul on probleem rahaga, et ma hakkasin kohe mõtlema sellele, et kõrvale panemine, et näiteks poes maksmine on ju, tegelikult väga hea selline enda testimine, et kui sa selle kaardi vastu paned, et kas sul tõmbab kõik krampi sisikond, mis tunne sul on, kas sa tunned, et oi, nüüd see oli nii kallis, et mis mõtted sul peas hakkavad jooksma, et kas sa suudad suhtuda rahasse näiteks niimoodi, et kui sa selle makse ära teed, ja sa mõtled, et aga see tuleb mulle 2-kordselt, 3-kordselt, 4-kordselt kõik tagasi, et kui kerge on sul seda mõtet mõelda, et see tuleb, kas sa usud seda mõtet, et noh, et eks need afirmatsioonidega on ju ka see, et sellest ei ole kasu, kui sa ei tunne seal taga on see, et ja kõik tuleb 3-kordselt, samal ajal on nagu tahaks oksendada krampi, see on kõik sisikond, on ju. Vot ongi, et kui see jääb afirmatsiooni tasandile, nagu sa ütlesid, kui ma ütlen, et endal tõesti sisikond on valust kokku tõmbumas ja vaatad, hambad ristis, et issand, kui suur summa nüüd jälle läks ja palju mul sinna raha alles jäi, siis tõenäoliselt jah, on probleem rahaga ja ütle sa endale nii palju, kui sa tahad 10-kordselt või 100-kordselt tagasi, ta ei tule. See tõepoolest peab olema, sul peab kehas olema kerge ja seal on jällegi see, et kas ma olen väärt seda kulutust, mis ma praegu just endale tegin või oma perele või et kas ma ei tea, toidupoest ostan süüa või ostan endale, ma ei tea, mõne kleidi või midagi niisugust, et oluline, et see ost teeb sulle rõõmu. Kui sa oled nii-öelda see on vahetuskaup tegelikult, sa vahetad raha selle kauba vastu, mis sa saad. Kui see kaup teeb sind rõõmsaks, kui see teeb sind õnnelikuks, siis on raha hästi kulutatud ja see tuleb sulle tagasi. Aga no seal ongi tihti, seal on süümepiinad, et enda peale kulutada või oi, mul on veel neid teisi asju vaja ka näiteks maksta, on ju. Hästi palju nagu tuli küsimusi, just oligi nagu enamus küsimused olid selle alatooniga, et ma ei julge küsida mingid kindlad summad, sest ma arvan, et ma ei ole seda väärt. Et see on ka kuidagi huvitav, et öeldakse, et on ju ütlus, et näiteks kui lähed palga jutule, et tahad näiteks palgakõrgendust saada, et sul peab endal natuke piinlik olema, on ju. Aga kust nüüd läheb see piir, et mul on piinlik versus ma küsin seda summat, aga see on minu enda jaoks naeruväärne sellepärast, et ma tean, et ma ei ole seda väärt ja ma tean, et ma seda ei saa. Et kust nagu see kuidagi võib-olla piir läheb või? See vist ongi tõepoolest just see, et kui väärtuslikuna sa ise ennast, kuidas sa ennast väärtustad, see on üks punkt, kuidas sa ennast väärtustad sel hetkel, aga teine küsimus on see, et sina ise oled palju enamat kui sinu töö või sinu teenus, mida sa pakud ja kui sa eraldad, me ei oska hinda panna iseendale.
see on väga, kui sa hakkad tegema mingit, näiteks ettevõtjana hakkad oma teenust pakkuma, see on nii oluline koht minu meelest, mis lendab nagu mööda kuidagi. Et tõesti, see mul endal käis ka see, et nii raske on hinnastada ja siis, kui sa ütlesid mulle, et ega sa ennast ei müü, sa müüd oma teenust. Okei, nii palju tööd võrdub, kui palju raha, et siis sa saad ennast sealt nagu eraldada ja saad nagu, ongi eraldada selle, et mina ei pea mingisugune enda hinda kuskil küsima, vaid selle eest, et palju ma tööd teen, palju ma olen näiteks, palju mul on haridust selle jaoks, palju ma olen ise õppinud, vaeva näinud, on ju, palju tunde sinna alla kulutanud ja selle järgi siis nagu spetsialistina sa saad oma selle hinna pakkumise põhimõtteliselt teha, on ju. Nii ongi et eraldada ja eristada ennast oma teenusest, oma tööst, oma sellest ja kui sa lähed kuskile, kui sa oled nagu palgatööl ja lähed palka juurde küsima, siis sa võid reaalselt kõik need asjad üles loetada, et näed, ma teenin su ettevõttele nii ja nii palju tulu või kasumit, ma panustan oma aega, ma olen juurde õppinud, ma olen läbinud koolitusi, ma olen tõesti nagu väga hea spetsialist, et see on see enda väärtustamise koht tegelikult, kui palju sa oled kulutanud sellesse töösse, tegelikult ka muidugi see, et sa teed seda, mis sulle meeldib, on nagu alustame kõigepealt sellest, et kui sa käid nina krimpsus peas seal tööl ja sa ei taha seal olla, siis sa ei tee ka oma tööd hästi. Ja siis see raha küsimine on tõesti selline, et sa võid küsida mida iganes ja fakt on see, et tõenäoliselt sa seda ei saa, aga kui sa teed seda tööd rõõmuga, siis on sul endal ka julgust ja motivatsiooni palga läbirääkimistele minna niimoodi, et tead, ma olen valmis nagu su ettevõttele veelgi rohkem kasumit tooma või veelgi rohkem kuidagi kasulik olema. Ma ei tea, pakun mingisugused variante või võimalusi välja, kuidas saaks veel meie käivet tõsta näiteks. Sul tuleb endal sisemine selline motivatsioon veelgi oma tööd nagu kuidagi olulisemaks või kasulikumaks muuta. Aga seal on see suhtumise küsimus ka, et kui me suhtume oma näiteks tööandjasse kuidagi, et oi kitsi punn, et meile maksab pähe ja oi, et kui sul juba enda sees on see mingi vastumeelsus põhimõtteliselt teha nagu tööd sellele ettevõttele, kus sa töötad, et siis seal on ka see, et kui sa seda palka lähed küsima, et kust kohast sa lähed, sul on mingi viha, sul on mingi pettumus, sul on mingi, sa tood nagu enda mingid dünaamikad juba sinna kuidagi sinna tööelu sisse. Aga ma tahtsin rääkida sellest, et sa hakkasidki rääkima väga huvitavalt, et inimesed, kelle ainus, lapsena juba, ma tahan miljonäriks saada. Ai, kui mina saan suureks, mina saan rikkaks. Et kui see ainus eesmärk, et kui selleks ainsaks eesmärgiks saab raha, et mis see tähendab siis või mis seal taga siis võib olla? No kui laps seda mõtleb, järelikult tal on kusagilt tekkinud vast mingisugune selline nii-öelda äratõuke koht, et kas ta on kuskilt väga sellistest kitsikusest pärit või kehvadest tingimustest ja ta teab, mida ta ei taha kogeda, et mida ta tahab saavutada oma elus. Või teine variant, päris lapsed, need kipuvad juba nagu sellised, mitte päris, ma ei tea, 3-5 aastased, aga võib-olla pigem sinna teismeikka lähenevad, kes näiteks tahavad oma vanematele midagi tõestada, selline ärategemise teema, et see tähendab, et sul on nii-öelda vale roll oma perekonnas ja sa vaatad oma vanematele ülevalt alla, nad on sinu jaoks mingisugused väikesed tegelased, madalam kui muru ja ma näitan sulle, kuidas peab elama. Ja kui selline motivatsioon on, siis tegelikult päris paljud jõuavad ka oma, ma ei tea, kas just miljoniteni, aga päris heade tulemusteni. Lihtsalt küsimus on selles, et millise hinnaga sa sinna jõuad. Kui see on pidev vastupanu, see on pidev võitlus, see energia ja see kulutab tohutult. See on lihtsalt tõestamine. Et sa võid oma miljoniteni jõuda ilma selleta ka lihtsalt luues seda, mis sulle meeldib, ilma et sa peaksid kellelegi midagi nina alla määrima ja hõõruma, on ju. Ja näitama isale, et ma olen ägedam mees kui sina näiteks. Aga üleüldiselt, et kui raha on eesmärk, et siis me ju näeme, et raha on ju tegelikult, et väga vähe inimesi näeb raha rahana. Et raha sisse paneme me ikka armastuse, ma ei tea, turvatunde, mis me veel paneme? Aga selles on tõestamine. Tõestamine, et raha sees on kõike, tõesti, see on üks
armastus, ma vist leidsin, et armastus ja raha on enam-vähem 2 kõige suuremat mõistet, mille sisse on absoluutselt kõik topitud, et inimene arvab, et kui ta saab 1 miljoni, siis ta saab õnnelikuks. Ta saab oma 1 miljoni, tal õnne ikka ei ole. Noh, et need asjad... Vabadus, see on ka üli huvitav, et kui istuvad maha, et miks sa seda raha tahad, et siis ma olen vaba, aga millest? Millest sa siis vaba oled, et see on hästi huvitav ja siis, kui sa hakkad vaatama, siis oma vanematest vaba või oma suguvõsast vaba või oma mingitest, ma ei tea, mis raskustest, kohustustest vaba, et hästi huvitav, kuidas see on nagu hull illusioon tegelikult. Et seal ongi kõige rohkem illusioone üleüldse ka raha ümber, ehk siis me oleme filme vaadanud ja raamatuid lugenud ja kuulnud ainult edulugusid ja tegelikult ka võib-olla siin oma neid storysid ja Instagramme scrollides me ka leiame, et kui hästi inimesed elavad. Me näeme sellest tegelikult ainult seda plusspoolt ega seda miinuspoolt, seda taga me keegi ei näe või seda varjupoolt, et millise tulemusena see kõik saavutatud on ja kas üldse on saavutatud. Võib-olla on renditud riided ja ongi kogu lugu ja restoranis jäid võlgu näiteks ja sõid ilu täis ja jooksid minema maksmata. Mine sa tea. Et inimesed on kõigeks valmis, et näidata seda, kes nad tegelikult ei ole, et näidata ennast parematena ja las nad siis olla niisugused ainult, et tõde nagu selles väga ei ole. Ja tõde ilmselt on selles, et nii nagu elu on igasugune, nii on inimesi igasuguseid ja nii on ka rahaga seotud uskumusi tohutult palju. No kui me võtame juba lapsepõlvest alates, on ju, et mida sa võib-olla mäletad, kuidas sa lapsena näiteks rahaga, et kui sa läksid vanematelt raha küsima, mis laused olid? Kas oli, et raha ei kasva puu otsas või mingisugune, et raske tööga olen teeninud, et mis olid need asjad, mida sa kuidagi nagu lapsena kuulsid? Ma ei oskagi sulle öelda, kas ma olen kuulnud oma vanemate suust selliseid uskumusi, aga ma kindlasti tajusin need kuskil, sest et ega mingisugust rikkust küllust meie peres kindlasti ei olnud ja ma tajusin seda instinktiivselt, et tegelikult ma väga palju vist ei küsinudki raha oma vanematelt, aga ma petsasin seda. Söögiraha oli vaja koolis, on ju. Ega ma siis seda ei maksnud ju. Siis ma jätsin selle raha endale. Noh. Ja tegelikult on ka huvitav, ma eelmisel nädalal jõudsin ka sellise kohani ka seda raha teemat läbi kuidagi seedides, siis inimestel on väga tihti süütunne rahaga seoses ja vaata, need võlad võivad ka tekkida siis, kui sul on süütunne teatud olukorra ees. Ja kui keegi näiteks on oma raha lapsepõlves saanudki sellisel moel, et näiteks küsib mõlema lapsevanema käest söögiraha, ühe maksab ära, teise jätab endale ja midagi seal ei ütle, on ju. Ja kui ta tegelikult põeb seda sisimas, siis sealt võib juba tekkida see blokeering ka nagu praegusel hetkel raha loomisel ja vastuvõtmisel. Nii et ma vist olen sellest üle saanud, sest ma enam ei põe. See oli ainus võimalus. Ma teadsin, et vanematel ei ole midagi küsida, aga ega nad siis lapsele söögirahast ka nagu ära ei ütle, on ju. No võt. Teine asi see, et kui me räägime, et raha sisse paneme igasugu asju, et raha on armastus, et näiteks oligi, et kui isa läks ära, aga ainult maksis ja tema maksis nii-öelda oma kohalolematuse kinni, et teda kohal ei ole, aga ma panen raha sinna peale, et mis tunne tekib näiteks naine, kes kasvab sealt üles ja nüüd peab paari suhtesse astuma, mis suhtumine on tal rahasse, et kas ta ootabki näiteks, et mees maksab mingid asjad kinni, kas ta ootabki seda, et ta ei ootagi võib-olla kohalolu, ootabki mingit rahalist kompensatsiooni, et juba sealt ju sealt nagu lapsena, et kuidas meie vanemad selle rahaga kuidagi toimisid või ümber käisid, juba sellest võib nii palju kaasa tulla, kuidas mina hakkan näiteks ongi paari suhtes vaatlema raha või et kuidas või mida ma nagu ootan seal. Eks need tulevadki, sellepärast me sinna rahasse erinevaid nii-öelda termineid ja mõisteid ja arusaamu topimegi, et kui sul ei ole raha olnud, tähendab sul nii-öelda isa maksis kinni sinu kasvatuse, aga isa ennast kõrval ei olnud, siis raha kordubki armastus selle inimese jaoks. Tuleb jälle eraldada, eristada need mõisted, et isa on isa, armastus on armastus, raha on raha ja need on täiesti erinevad asjad. Nii et paari suhtes võib tekkida probleeme, et kui seal võib-olla isegi pole nii palju nagu raha teema,
vaid üleüldse paarisuhte teema sellisel juhul, kui isa pole läinud, tähendab, kui isa pole olnud, isa on perest läinud. Et siis on tegemist sellise turvatunde kadumisega ja tavaliselt isa on ju see, kes meil tegelikult ka rahaasju õpetab. Isa on see nii-öelda väline teejuht meile, kes õpetab ühiskonnaga suhtlema, nii-öelda suhestuma ja ka raha teenima sealjuures, et tööoskusi eriti poistele on ju väga oluline see, kuidas isa ja kui mehe figuur, kui selline eeskuju, kuidas naistegagi ümber käia, et kui nagu see jääb olemata, kui sul jääb puudu turvatundest, siis seal kipub nagu paari suhtes minema nagu viltu nagu selle koha pealt, et lihtsalt me ossimegi endale kõrvale sellise partneri, kes meil asendab seda isa, kes meil ei olnud ja raha teema tuleb seal võib-olla juba nagu teise aspektina nagu mängu, et see ei pruugi nagu otseselt raha mõjutada, aga paari suhteid küll. Aga kui me jõuamegi omadega paari suhetesse, et raha paari suhtes, et mis valemi järgi, et ühiskonnas on ju väga palju furoori see tekitanud, et kas mees peab teidil maksma ja et üleüldse, et mingisugune selline 50-50 või ainult mees maksab, et mis valemi järgi siis see nagu võiks olla või kuidas oleks selline tervislik viis siis suhtes selle rahaga kuidagi ümber käia? Mina seda tean. Igaühel on erinevad, et mina ei oska seda öelda, et ma olen võib-olla nagu sellise mentaliteediga, et mees võib küll raha teenida ja restoranis maksta, aga samas see ei tähenda seda, et naine, ütleme nii, kui sa tahad olla naiselik naine, kui sa tahad olla naine oma mehele ja selline partner, kes laseb ennast nagu kätel kanda, siis mees peab tunnetama ennast tugevana. Aga samas ma just täna jõudsin veel enne siia tulekut kuulda sellist kohta, kusjuures jutt on neurograafikast, ma ei tea, kui palju sellest nagu siin rääkida saab või tohib või peab, aga see naine, see on üks siis neurograafika instruktor, kes teenib praegu oma mehest tunduvalt rohkem tänu sellele, et ta kasutab neurograafikat ja ta hakkas oma raha teenima tänu sellele, et ta tutvus neurograafikat, et ma proovisin kõik variandid läbi ja nüüd on siis, ta ütles, jutt käib, ma vaatan, see neurograafika Venemaalt pärit suund, eks ju, meetod ja see on siis venelanna. Aga ta ütles, et minu lagi ta oli ka väga edukas ettevõtja, aga ta ütles, et minu lagi oli 4-5 tuhat miljonit eurot, rubla, 4-5 tuhat miljonit rubla. Nüüd lähevad need asjad sassi. Aga ja ütles, et ma tundsin, et ma ei saa sealt nagu üle, vist veel ei olnud oma mehega koos, aga ta ütles, et ma proovisin ära absoluutselt kõik asjad, ma käisin igasugustel treeningutel ja mu äridel läks hästi, aga kuna ta tahtis nagu leida mingisugust meetodit, et reaalselt aru saada, et mismoodi see raha teenimine tegelikult käib, et miks on mingi takistused sellest kohast, kus ta on nagu jõudnud ja püsib seal aastat, ta nagu üldse välja ei saa, on ju. Siis ta ütles, et ta leidis neurograafika ja tal hakkas nagu tükk järjest sissetulek kasvama niimoodi, et ta praegu ületab nagu mitmekordselt oma mehe sissetuleku ja täpselt täna oligi, kui ma nagu kuulasin seda juttu, siis ta ütles nii huvitavalt, et ühiskonnas on levinud selline arvamus, et mees peab teenima rohkem ja kui naine teenib vähem, siis ärgu ta üldsegi üritagugi rohkem teenida, sellepärast, et siis ta kuidagi hoiab ennast tagasi ja siis mees vaatab võib-olla kuidagi viltu sellele, et mis mõttes naine seal niimoodi paugutas seal kõrgustesse, on ju. Et see on ühest küljest nagu enda tagasihoidmine, sa näitasid nii ilusti selle peale, et mu mehel ei ole sellega mingit probleeme, minul ei ole ka, et kui mehel ei ole näiteks raha kogu meie perekonnale suurt puhkusereisi näiteks võimaldada, või ma ostan kõik need piletid ära ja teen selle kõik ära, sest see on kõik meie pere huvides. Mul on luksus elada selle mehega koos, mitte raha pärast, vaid lihtsalt puhtast armastusest. Ja see oli nagu niivõrd ilus ja ta ütles ka nagu, näide oli selline seal, jumal, nii äge.
et kui ta ka oma mentoriga nagu kohtus, siis ta oli ka just see teema, et kes peab siis teenima, mees või naine ja kes maksma ja kuidas, siis oli selline, see mentori ta käest küsinud sellise küsimuse, et kui sa lähed juuksurisse, kas sa protesteerid, et sulle tuuakse külm omlett? Ta vaatas niimoodi, et mis mõttes? Eks me sa tellid omletti, kui sa lähed juuksurisse? Ei. Aga milles probleem on? Milleks sa lähed juuksurisse? Ma lähen juuksurisse selleks, et juukseid lõigata või soengut teha. Nii, aga miks sa mehega abiellud? Et mehega sa abiellud mitte tema raha pärast ju, vaid sa abiellud inimesega, kelleks sa tahad koos olla või oled suhtes sellepärast, et sa tahad temaga koos olla. Mis kuramuse pärast sa küsid selle mehe käest mingisugust külma omletti, millest te pole nagu eelnevalt kokku leppinud. Te saite hoopis teistel alustel kokku. Ja jumala äge, see on nii kainestav. Ja võt ongi, et kui see teenib nii-öelda suhtes ühiseid huvisid, siis kui naisel on sissetulek kordades suurem, siis ta võib täpselt samamoodi perekonda panustada, olles seejuures väga veetlev naine. Aga see on kokkulepete küsimus, nii et ma ei tea, kes peab maksma. Võib-olla on selliseid paare või peresid, kus restorani minnes peavad mõlemad oma arve ise kinni maksma. Ma ei tea. Minu jaoks see tundub kummaline, aga mul ei ole nagu selle vastu midagi, kui mina vahel seda teen näiteks või kui naine maksab. No tõesti. Peasi, et nagu mõlemal hea on. See oli väga-väga äge point ja et armastusest ju oled koos, et mitte. Aga no kes teab, mõni on raha pärast ka, on ju. Me rääkisime enne töö tegemisest ja nagu raha teenimisest. Ja et sa peaks nagu tegema seda, mis sulle meeldib, et kas ma olen õigesti aru saanud, et selles mõttes, et minu ülesanne siin elus on ikkagi leida endas üles võib-olla need anded, võib-olla see, mida mulle meeldib teha ja läbi selle väljenduse seda raha siis teenida või luua, on ju. Et kui sind häirib näiteks oma partneri rahaline seis, et partner on ju peegel ka, et võib-olla siis esimene küsimus olekski, et kas ma olen oma rahalise seisuga rahul. Et tõesti, et kui mina tegelikult teenin piisavalt, siis miks mind peaks häirima see, palju partner teenib või mis ta selle rahaga teeb, kui see ei ole mingi kohutav kulutamine või mina ei tea, kasiinosõltuvus on ju. Et võib-olla küsidagi, et miks mind see tegelikult häirib. Kas mind üldse häirib äkki see, et mitte see, et palju partner raha teenib, vaid see, et näiteks partner ei realiseeri ennast. Et tegelikult ka ma arvan, et mida inimesed ei näe selle raha taga on see, et ma arvan, et ma tahan, et mu mees oleks edukas, teeniks palju raha, aga äkki selle taga on hoopis see, et ma tahan, et ta oleks õnnelik tehes seda, mida ta armastab. Et ma ei taha, et edukus on ju ka, et me ei saa võib-olla alati rahas seda vaadata, eks ole, aga et võib-olla selle taga on hoopis see, et kas mu partner on ise õnnelik ja realiseerib ennast. Et enda käest küsida, et kui sind tõesti häirib nii väga see partneri rahaline seis, et siis mis selle taga tegelikult on? Siis ma küsiksin sellise küsimuse vastu, et miks sind häirib üleüldse seis oma partneriga ja järelikult on sul endal tõepoolest mingisugune koht, mis resoneerib sinuga. Et võib-olla ma toon siia sisse selle koha, mis ka teatud määral illusioone või sellist lapsikut raha teenimisega üsna levinud sellist väljendit, et ma tahan raha kerguses. Ma tahan, et raha tuleks kergelt. See on üsna selline lapsemeelne positsioon, aga selles on nagu pool tõde olemas. Me ei saa, ühesõnaga midagi kellegi jaoks kergus tähendab. Ühesõnaga kergus ei ole siis, kui me lihtsalt lebame, mitte midagi ei tee ja ootame, et raha tuleb. Sellist raha ei ole olemas. Kui sa näed nagu kerge raha teenimise all, mõistad nagu sellist mingit trikki, siis pigem mitte. Aga mida tähendab raha teenimine kerguses on see, et kui sa ennast realiseerid, kui sa leiad enda jaoks sellise väljenduse, kui sa teed seda, mida su süda nagu tõesti tahab ja hing sind sinna on juhtinud, siis tuleb sulle nii-öelda tasu välismaailmast selle eest. Ja võt see nüüd ongi, et tuleb leida tõepoolest, meil on lihtsalt olukord on kardinaalselt muutunud seoses sellega, milline aeg on praegu siin, millised
vibratsioonid on maakeral ka üleüldiselt, et me peame nagu arvestama seda, et see, kuidas raha varem teeniti, see süsteem enam ei tööta. Et varem oli a la orjapidaja ja orjad, eks ole, mingisugune firma omanik ja töötajad, siis ja siis see omanik maksis nii palju, kui ta heaks arvas, siis praegusel juhul need energiad on lihtsalt nii palju tõusnud, et praegu on koostöö, me pigem kohtume oma koostööpartneritega, me näeme oma töötajates partnereid, mitte alluvaid, mitte orje, mitte neid, kellele me käsud välja jagame ja olgu tehtud. Et vot sellised nagu täiesti teistsugused energiad on üleüldse praeguses maailmas ja aina rohkem me sinna jõuame ja meie iseenda suhtumine peab olema ka töösse see, et ma teen seda, mis mulle reaalselt meeldib, et enam ei ole võimalik hambad ristis käia tööl ja teha asja, mis sulle ei sobi ja mis sulle ei meeldi. See lihtsalt, sa väga kiirelt põled läbi ja maksad oma tervise ja võib-olla eluga ka. Nii et see, kus su hing, sa pead nagu arvestama, et sa teed seda, mis sulle on meelt mööda, mis sulle meeldib, kuhu su hing tõmbab ja sealt tulevad su tulemused, et me peame nagu häälestuma uutes energiates ja uues ajastus sellele ja vaatama lapsepõlve, mis sulle meeldis teha. Ja sealt tuleb tegelikult väga palju vihjeid. Teine asi, mis veel võib-olla ka eeldab sellist nagu täiskasvanulikku nagu lähenemist või asjast arusaamist on see, et me ei satu mitte kusagile nagu otse teed pidi, et ma täna otsustan, et ma hakkan seda tegema ja see mulle juba meeldib ja juba on kõik tehtud ja valmis ja mul kohe ülehomme kukuvad miljonid, on ju. Ei, meil ongi, elu on teekond ja samamoodi me leiame igasuguseid, me leiame selle, mis me tahame, me peame mingid kohad enne läbi käima ja lihtsalt oluline on see, et me kuulaksime sisetunnet. Kui see meid kõnetab, kui see meid tõmbab, kui see pakub meile huvi, kui see meid arendab, siis see on õige suund, kuhu minna ja sealt võid sa oma nagu sissetulekuid ja raha ootama. No mitte ootama jääda, vaid see on see, mis sulle tõenäoliselt kõige kiiremini ja kõige kergemini raha toob. Ja see on see raha teenimine kerguses, kui sa teed seda, mis sind reaalselt nagu toidab. Sa võid olla füüsiliselt väsinud peale seda, mida sa oled teinud, aga kui see pakub, aga sa oled täidetud, sa oled vaimselt, energiliselt nagu täiesti nagu oma... See on väga hea, sest ma eelmises podcastis rääkisin ka sellest, et üleüldiselt, et vaata üle näiteks oma sõbrad, oma töö, et kas mu töö võtab mult energiat või annab. Et muidugi ongi, et füüsiliselt oled väsinud, aga sa oled täidetud, aga sa särad, aga sul on nii, mis me nüüd teeme, on ju. Et ma ka olen hästi palju märkanud just, et nii palju on töökaotuseid, nii palju inimesed otsivad ennast kuidagi uuesti, nii palju on lahkuminekuid, et täiega mingi shake and up, mingi selline shakeimine toimub, kus võetakse ära see, mis ei teeni ja nii, nüüd mõtle välja ja päriselt vaata endale otsa ja kus sa tahad minna, kes sa tahad olla. Et ma üks päev mõtlesin ka sellele, et tegelikult ju see, mida me teeme, on kuidagi meie eneseväljendus, et see, kuidas sina ennast kõige tooremalt saad väljendada, et see, mida sa teed tegelikult kuidagi selline, kui me siin hingekäest oleme, et nagu hingeline väljendus, et mis on sinu see selline et enam ei toimi see, et ma tahan, ongi, et ma tahan palju raha teenida, ma teen ettevõtte sellepärast, et teenida raha, mitte sellepärast, et ma rääkisin ka ühe inimese just hiljuti, et ta ütles, et ei, no ma tahan ikka ettevõtet luua ja et ma tahan nagu olla ettevõtja, et siis ma teenin palju raha ja siis ma ütlesin, et okei, et aga kas sa naudid värbamise protsessi, kas sa naudid seda, et tiimi juhtimist, kas sa naudid tiimi kokkupanemist, kas sa naudid, ma ei tea, mingite pisikeste, mingi detailide tegemist, mida sa pead ettevõtjana tegema, et küsimus on ju selles, mitte, et kas sa tahad seda lõpptulemust, vaid kas sa naudid protsessi, kas see täidab sind, kas see on see tegevus, mis kuidagi sind viiks, et ma arvan, et läbi töö, et me läbi suhete kasvame väga palju, aga läbi töö me kasvame ju ka tegelikult nii palju, et kui me teeme seda midagi, mis on väga hingelähedane, et sealt tuleb ju, kõik tuleb välja sulle, et kõik need mingid takistused, piirangud, sinu uskumused, mida sa usud, kui ma ei tea, lihtne või raske isegi seda tööd teha on või kui palju sa võiks üldse teenida või et kõik need sellised asjad tulevad seda enda mingit hingeasja tehes välja.
ja raha on tegelikult see aeg, mida sa panustad maailmale, sa täidad oma eluaja, sul on antud, sul on ainult üks asi antud, sinu aeg sinu eluks on ju, kuidas sa oma raha, kuidas sa oma elu kulutad ja mida sa selle eest vastu saad. Et kui palju sa oled kasulik, nii palju sa ka saad, kui palju sa suudad kasu tuua ühiskonnale ja inimestele, siis see peegeldub sinu rahakotis ka. Aga inimesed, kes sõltuvadki riigi toetusest, teiste inimeste toetusest, kes nendega on? Lapsed, ohvrid, kõik. Punkt. Kes lapse positsioon, konkreetne lapse positsioon, et kõik on mulle võlgu, kõik peavad mulle midagi maksma, sealt on mul seda oodata, sealt tulgu mulle see toetus. Mulle nii meeldib see, et see point on olla ühiskonnale kasulik. Et see on tegelikult nii suur küsimus, et võib-olla kui sa ütleme, et sa oledki see ettevõtja, kes tahab teha midagi, et talle meeldib see ettevõtlusprotsess, siis võib-olla kuidas leida seda, et mis ettevõtet luua või millega see ettevõte võiks tegeleda, võib-olla see küsimus on see, mida ma tahan ühiskonnale anda, mida ühiskond väärtustaks või mis on siit puudu, mis kuidagi aitaks inimkonna, ma ei tea, arengule kaasa. Et see on hästi äge point, sest et ilmselt inimene, kes elatubki mingitest toetustest, tema ei mõtle, kuidas ta saaks ühiskonnale kasulik olla, et ta ongi parasiit natukene, on ju. Ta on, ma räägin, mida inimene kardab vastutust ja võt see inimene ei vastuta iseenda elu eest. Ta on oma vastutuse iseenda elu kõikide oma isiklike asjade eest pannud kellegi teise õlgadele ja pesnud oma käed puhtaks, mina ei vastuta millegi eest, andke mulle nüüd. Et sealt ei ole kahjuks midagi head loota ja ta ei loo inimkonnale ja ühiskonnale väärtust ja iseendale ka mitte. Ja see koht tuli mul nüüd meelde, mida ma tahtsin enne ka lisada, on see, et isegi kui see sinu ettevõtja, kes sul siin ütles, et ta tahab ettevõtet, ta tahab seda raha loomise eesmärgil, siis ettevõte on tal määratud nurjumisele, kui ta ei tea, mida ta teeb selle rahaga, mis ta ettevõttest saab. Ta võib selle saavutada ja sinna see kokku ka kukub, sellepärast, et tal ei ole suuremat eesmärki, mida ta selle raha eest tahab teha. Sul peab olema alati raha jaoks mingisugune perspektiiv, mingi motiiv, mingi motivatsioon, mida sa selle rahaga peale hakkad. See võib, ja nii nagu oli esimesel tasandil, sa rahuldad iseenda vajadused kõigepealt ja siis vaatad, sa tahtsid midagi ka võib-olla vanemate kohta küsida, et kui sul juba on ülejääk tekkinud, siis sa võid loomulikult ka oma vanemaid toetada ja sellisel viisil, et sa neid väikseks ei tee. Ja ma tahtsingi just selles aspektis, et kuidas, et kui meie vanemad peaks meile andma ja meie vanemad on meist suuremad, et kuidas siis, kui mina hakkan näiteks nende ülalpidamise eest nagu tasuma, et kuidas siis see tasakaal ei saaks rikutud? See ei saa olla jah, et ma tasun nüüd ema-isa sinu ülalpidamise eest. Noh, juhul, kui nad on tõesti nagu absoluutselt, ma ei tea, töö ja liikumis ja teovõimetud, loomulikult siis sellisel juhul. Aga kui nad ikkagi elavad, töötavad ka võib-olla ja täiesti nagu korralikult tulevad oma eluga toime, siis see võib olla lihtsalt selline tänulikkus oma elu eest, selle eest, et nad on üles kasvatanud nii tublid pojad ja tütred, kes on jõudnud elus nii kaugele ja kas teha sünnipäevadeks selliseid suuremaid kingitusi või mingil muul ajal, et seda võib kingitustena serveerida, mitte niimoodi, näe, palun, siin on teile raha ja ühesõnaga ma nii-öelda... Seal on see aspekt, vaata, et hiljuti oli üks konstellatsioon ka, kus, et aga sa ei pea mitte kunagi kinni maksma enda elu enda vanematele. Et ka see, et sealt ei mindaks üle piiri, et kui me saame elu, siis me ei võlgne mitte midagi selle elu eest, et me ei pea tagasi andma seda elu, meie anname elu edasi ja see on see, mis on see meie ülesanne, et suguvõsa liin saaks ju jätkuda. Aga tänulikkus on oluline. See ei ole võlg, see ei ole tänuvõlg vanematele selle eest, et me sündisime, aga seal on tänulikkus selle eest, et nad, kui me tegelikult mõtleme, kui palju vanemad on meisse panustanud oma aega, oma unetuid öid ja lappe ja toitu ja kõike sellist ja lasteaedu ja huviringe ja tõesti meie haigavoodi juures passinud ja meid puputanud, et tegelikult on see meeletu ressurss, mis kulub nagu lapse üleskasvatamiseks ja jalule aitamiseks, nii et
selle eest tänulik olla tasub igal juhul, isegi kui sulle tundub, et su lapsepõlv ja elu pole olnud nagu suurem asi. Aga jah, seal ongi see, et sa saad, ma arvan, seda teha, kui sa oled täiskasvanu. Et kui sa võtad selle lõpuks vastutuse, sest no ma olen ka kuulnud, et kui on selline lapse positsioonil olemine, et aga mina ju ei tahtnud, et nad mind sünnitaks või selline nagu üleolevus, et selle tänulikkuseni jõudmiseks me peamegi olema oma elu vastu võtnud, me peamegi olema lõpetanud ära need etteheited oma vanematele, need, et mina arvan, kuidas te oleks nii palju paremini saanud teha, eks. Et siis me saame olla tänulikud. Seda ma tahtsin, et tuli ka küsimus, no see oli naljaga pooleks, et ma tunnen, et miljonid on tulemas, aga et nad on kuskil kinni. Et see on nii oluline, mis sa ütlesid, et rahal on vaja eesmärki. Et kui me tahame miljonit, miks sa seda miljonit tahad, mis on selle taga, mida sa sellega lood, kui siin anda mingeid praktilisi nippe näiteks, võta paber, kirjuta üles 100 asja, mida sa tahad. Ja kui raske on istuda maha ja kirjutada üles 100 asja, mida sa soovid. Tohutult raske. Ja et okei, ma tahan seda miljonit, aga kas sa suudad välja mõelda kõik need asjad, mida sa selle miljoniga reaalselt teed, et ta saaks mingit praktilist kasutust, et ta saaks liikuda, et raha ei ole selline seisev energia, et kogun sokisahtlisse ja siis on hullud hästi, on ju. Ja, et raha tahab raudselt eesmärki saada. Milleks sul seda vaja on, sellepärast, et kui sa mõtled natukene järele, siis tõenäoliselt seda kui palju neid näiteid nendest lotovõitjatest on, kes saavad oma miljoni, kui ruttu see ära kulub. Nad ei oska seda uuesti luua. Nad ei tule selle pealegi, et seda võiks kuidagi investeerida. Nad jagavad selle tõk laiali, sellepärast, et palju raha on ohtlik, näiteks on uskumus. Ma tahan hea olla, ma aitan hädast ja august välja oma vanemad ja kes iganes, nii et see raha lihtsalt vajub nagu näppude vahelt läbi. Ja sul ei ole selle raha kasutamise jaoks mingit eesmärk. Võidad plaksti miljoni ja sa tead, mida sa selle miljoniga teed, siis kasutad seda tõenäoliselt eesmärgi päraselt. Kui sul ei ole seda eesmärgi pärast kasutamise plaani, siis isegi kui sa selle miljoni saad, siis see on sul üsna kärmelt kadunud. Ja sul ei pruugi see raha, kui sa ütled, et sa juba nagu tee peal ja juba tunned, et juba kuskil lähedal on, väga tore, siis seal on järelikult kuskil mingi takistus, väga suur takistus on hirm suure raha ees, mida saab neurograafikaga näiteks lahendada. Kes siis ei tea, siis neurograafika on selline, see on nagu joonistamine. Seal on erinevad algoritmid, mida saab siis kasutada erinevateks puhkudeks, on seal takistuse eemaldamist, on seal minu harmooniline suhe millegagi, läbimurre, näiteks rahaline finantskasv, ühesõnaga kõigeks. Nii nagu konstellatsiooni saab tegelikult igal puhul kasutada, nii saab ka seda neurograafikat joonistades, peenmotoorikat kasutades teha muutusi, luua muutusi oma alateadvuses, et me hakkame lihtsalt märkama teisi asju. Nii et see, millele meid siis, või kuhu meie tähelepanu on suunatud, sinna meie energiaga läheb ja järelikult me saame luua seda, millele me oleme fokusseeritud. Nii et ülipraktiline, mis võib-olla veel, ma ei tea, toon numeroloogia korraks sisse või arvupsühholoogia lihtsalt nagu sellest aspektist, et kui rääkida, vaata sa rääkisid sellest ettevõtjast, kes tahab ettevõtte luua, aga kui palju seal on mingisuguseid vahelülisid ja selliseid asju, siis tegelikult ka olenevalt sellest, mis päeval inimene on sündinud, on väga hea teada, mis on tema selline nagu juhtiv energia. Et igaüks ei pea üldse näiteks töötama kellegi allu, tähendab, ütleme niimoodi, ei pea olema ettevõtja, ei saagi olla ettevõtja, aga on kindlad märgid, kindlad numbrid, kes ei tohikski töötada kellegi alluvuses, vaid peavad olema juhtivatel positsioonidel, midagi looma, olema liidrid, eelkäijad ja sellised teerajajad just, ja nii et seal on ka oluline, et kui sa lood oma ettevõtte, siis on äge vaadata, mismoodi sa saad komplekteerida oma meeskonna, et okei, sina oledki võib-olla näiteks, kui see sinu inimene, kes sulle seda rääkis, oli näiteks number 1, kes on sündinud 1. 10. kuupäeval 28. jah, siis
siis tema ongi see liider, tema võibki oma visiooni paika panna, et ma tahan seda ettevõtet, loomulikult oleks hea teada, milleks ta seda, et kui ta selle raha selle ettevõttega teenib, siis kuidas ta seda kulutab, kuidas ta seda võib-olla reinvesteerib, et tal see ettevõte kasvaks ka, aga igale sellisele ametipositsioonile, mida ta ei peagi ise täitma, on võimalik leida selline sobiv inimene, kes oma nii-öelda energiatelt sobib seda täitma. Nii et see on selles mõttes huvitav. Näiteks number 2, nemad on raudselt inimesed, kes vajavad paari, kes vajavad enda kõrvale partnerit, nemad ei ole üksi tegijad. No tegelikult nad võivad olla ettevõtjad, aga neil on kedagi vaja lihtsalt kõrvale, et teha kahekesi näiteks siis ettevõtte. Täpselt nii, jaa. Nii et selles suhtes on... Aga kas seal võivad siis tulla konfliktid ka, et kui 1 ja 2 teevad koos ettevõtte, et siis see 1 on nii dominantne, et seal võib tekkida neid mingeid probleeme selle kuidagi harmoonias juhtimisega? Aga 1 on alati juht, 1 on alati liider, nii et 2 ei pretendeerigi sellele. 2 ongi see, kes laseb juhtida teisel, aga ta on efektiivne siis, kui tal on kõrval keegi, kes teda nii-öelda kaasa tõmbab. No ehk siis sa saadki vaadata ka numbrid, mis sobivad kokku töötama. Absoluutselt, ja igal numbril näiteks on ka just see temale omane viis raha teenida, mis on ka nagu huvitav. Et ongi näiteks 1 on see, kes oma sellise visiooniga, kes paneb paika, kes midagi algatab, kes teeb midagi, siis see on temale kõige loomuomasem raha teenimise viis. 3 näiteks on need, kelle raha tuleb esinemisest, kelle raha tuleb sellest, et nad tulevad maailmale nähtavale, hakkavad, ma ei tea, ronivad laval, teevad mingisuguseid asju, presenteerivad ennast, oma loomingut, et raha tuleb nagu sealt kaudu. Nii et see on ka huvitav teemas, pikemalt ei läheks, aga ta on järgmiseks podcast'iks, siis kui ma valmis olen rohkem selleks, et ma alles alustasin sellega, aga see on nii meeletult huvitav ja see on nii äge, kuidas kõik need asjad nagu omavahel koostöös kombineerituna, nii neurograafika kui numeroloogia kui ka konstellatsioonid. Aga kusjuures mina olen oma pääs, vaata, sinul on see konstellatsioon ja neurograafika ja numeroloogia on ju. Mina olen nagu süübinud ka sellesse human designi ja tead, see on nii huvitav, et human design ja numeroloogia käivad ka tegelikult jumala, kui sa räägid mulle ja ma vaatan näiteks enda sealt midagi, siis mul on loogiline, need klapivad nagu, et see on ka äge, kui sa saad aru, et igal pool on natuke tõde. Et kõiges on natukene tõde ja kõik annab sulle mingid need... Kõik on energia, lihtsalt selles ongi kogu lugu, et minu jaoks on human design huvitav, aga natuke keeruline veel, et kui ma ükskord selle arvupsühholoogia enda jaoks kuidagi selliseks nagu rohkem omandan, et siis ma tõenäoliselt võin ka sammu edasi astuda, aga ma peaks ütlema, et minu jaoks on juba selles nii palju vastuseid, et ma praegu mul ei ole hetkel ressurssi rohkem nagu sügavamale sukelduda muude selliste. Kui ma toon nagu paari sõnaga human designi, siis megalt soovitan Elena Koidu lehel on siis olemas, saad arvutada, ta tuli raamat ka tegelikult välja, reklaamilist Elenat, et tänu temale mina hakkasin üldse uurima seda ja et kui me räägime raha teemast, et siis seal üliäge oleks, et kui sa saad teada, kes sa oled, et oli vist 5 või on 6 liiki, projektor, generaator, manifesteeriv generaator, manifestor ja reflektor, et vaadata, kes sa seal oled, et kui sa oled generaator, siis sinule sobiks rohkem näiteks, et generaatorid oskavad kõike, aga neil on vaja valida see üks asi, keskenduda ühele asjale, et nad kipuvad ütlema nagu jaa liiga paljudele asjadele ja siis neil ei ole energiat, et suunata sellesse enda mingisse kireprojekti näiteks, et neil on nagu igal pool, võivad tihti laiali olla omadega. Projektorid on juhendajad, nemad sobivad juhendama, ma ei tea, suunama, ma ei tea, coach'id, mentorid, juhatajad, mis iganes sellistesse ametitesse. Manifestorid on algatajad, nemad algatavad palju projekte väga kiiresti ja väga niimoodi nipsust ja nemad ei suuda ka teha sellist ühte asja, mis neile enam ei meeldi, et nad algatavad ära ja siis nad võivad juba edasi liikuda. Ja siis ühesõnaga, ja manifesteeriv generaator, tal on seda generaatori omadust, aga ka seda manifestori siis. Ühesõnaga, lugegi see Helenal on nii palju infot seal lehe peal.
aga et see on hästi-hästi põnev ka kokku viia, et mina sain nii palju vastuseid nii paljude asjade kohta, et see selgitas mulle ära mingid minu emotsionaalsuse ja selle, et kui mul see pea on tühi, et siis mulle tulevadki kõik ideed, aga et ma ei tohi samastuda iga ideega, et kui Elena tõi hästi hea näite, et kui sõbral on farm, hakkab lehmi kasvatama ja mina lähen sinna külla, oh my god, kui äge, mina hakkan ka nüüd lehmi kasvatama, siis 2 päeva pärast ma saan aru, et tegelikult ma ju ei taha lehmi kasvatada, aga see, et pea on lahti, kõik ideed sobivad, kõik ideed tunduvad nii põnevad, et seal on ka hästi palju ägedaid vastuseid, et konstellatsioonis me kuidagi saame takistustest vabaneda, muuta mingeid asju võib-olla, aga fookuse paika sättida, võõrad mingisugused projektsioonid maha võtta, võõrad eesmärgid. Jaa, just tahtsingi, et kui sinu eesmärk on näiteks, ongi võib-olla väga rahaline, et küsid, et kelle eesmärk see on üleüldiselt elus, et konstellatsioonis on nii palju, olen näinud töid, kus tuleb, et nii, mul on see eesmärk, ma ei suuda seda eesmärki saavutada ja siis lõpuks saad aru, et see oli isegi minu eesmärk, et mu, ma ei tea, ema unistus oli see 1 miljon teenida ja nüüd mina siin rügan tööd, et saaks selle ema unistuse täidetud kuidagi, on ju. Et ka nende küsimuste küsimine, et kust sul tuli, et kui meil on mingid võib-olla mingi fixationid, et kust need tulevad, mis hetkel sul need tekkisid, et see on ka kindlasti hästi hea. Väga tihti tõepoolest me täidame kellegi teise unistusi ja siis me imestame, me üritame täita ühesõnaga sellepärast, et see meil ei õnnestu kuidagi. Väga raske on kellegi teise unistusi täita. Ja me püüame ja taame peaga vastu seina ja meil kuidagi kogu aeg ebaõnnestume ja asjad ei laabu. No ja siis on kõige õigem küsida, kas see on ikka päriselt minu unistus või ma realiseerin kellegi teise. See võib olla ema, see võib olla vanaema, see võib olla jällegi suguvõsast. Me oleme niivõrd seotud oma juurtega. Ja kogu selle nii-öelda geneetilise mäluga, et me võime vabalt siin oma vana-vanaisa või vana-vanaema, keda me isegi pole kunagi näinud, tema unistusi siin täita või tema võlgu tasuda näiteks. Nii et see kõik, kui sulle tundub, et sa lähed, aga kohale ei jõua, siis konstellatsioon on tegelikult tõesti selles mõttes mõistlik ette võtta ja vaadata, mis pagana takistus sul on ja miks sa siit läbi ei ole läinud veel siiamaani. Üks küsimus oli veel, et kuidas küsida raha nii, et ei tekiks endal, oli siis süütunne küsida seda raha, et äkki teisel on ka vähe, et äkki ma küsin liiga palju, et äkki teisel on vähe, et kuidagi ka eneseväärtustamisega seotud teema siis. No jah, ilmselt see nüüd oleneb, mida sa pakud, et kui sa pakud mingisugust teenust inimesele või kaupa, inimesel on alati ju tegelikult õigus ka keelduda sellest, et ta ei pruugi seda vastu võtta, aga su enda jaoks peab olema ikkagi selge ja konkreetne juba eelnevalt, mis see maksab, mida sa tahad oma teenuse või kauba eest saada või toote eest. Et kui palju sa oled sellele hinda nii-öelda, kuidas sa selle oled hinnastanud, et sul peab eelnevalt teadmine olema ja siis inimene saab teha valiku, kas ta võtab selle vastu või ei võta. Sul on alati ka võimalus hinnas alla tulla näiteks, kui sulle tundub, olen näiteks tegelikult mitu asja vahel teinud ka niisama tasuta. Mulle tundub, et vahel universum kuidagi kompenseerib mulle midagi. Et see on tegelikult sellise sisetunde küsimus, aga kui sa teed kogu aeg niimoodi, et kui sa tead, et su toode või teenus maksab konkreetse hinna, konkreetselt väärtus on sinu sellel pakutaval tootel, aga sa iga inimese puhul, kes natukene haledama näo teevad, siis oled nõus nagu hinnas alla tulema. No siis on tegemist tõepoolest sellise eneseväärtustamise küsimusega ja kas sa ise reaalselt usud oma tootesse ja sa tahad nagu kedagi päästa. Et kõigepealt tõepoolest vaata, et kas see, mida sa pakud, on oma hinda väärt, siis vaata, kas sa ise väärtustad ennast piisavalt, tehes seda või pakkudes oma teenust, toodet, kaupa, või sa teed ennast väikseks. Ehk siis lase inimesel teha see valik, kas ta on valmis maksma selle eest või mitte, aga sina väärtusta ise ennast ja oma toodet ikkagi nii, et sul endal paha tunne jääks, et sa andsid hea asja odavalt ära. See on huvitav, minul seostus see küsimus kohe sellega, et jälle see mingi heade inimeste paradoks, et head inimesed arvavad, et nad annavad kõik teistele hästi palju, aga see paradoks on nagu selles, et sa oled enda vastu halb, et sa oled teiste vastu hea ja kui sa enda vastu oled halb ja siis tegelikult sa ei väärtusta ise ennast, siis sa tahad nagu teistele rohkem head kui ise endale, et meil on vaja ka mingit, ma ei tea, isekus on õige sõna, aga mingisugust sellist ikkagi isekust, et
ma ei tea, mitte enda õiguse eest seismine, see kõlab nagu kuidagi vägivaldselt, aga noh, et enda mingi väärtustega võib-olla kontaktis olemine, enda piiride austamine, tunnetamine, et sa oled üldse need piirid paika sättinud, et sa ei lase neist üle astuda. Et see hea inimese kuidagi see ka, neil on nagu samad probleemid, et kui inimene nagu, et ta kiidab ennast hullult selle eest, et on hästi hea kõigi vastu ja ma olen nii tore ja ongi selline ise nii uhke selle üle, aga tegelikult ja siis mida räägitakse, et ongi, et ma olen nii hea inimene, aga minuga käitutakse nii halvasti. Aga sina ju käitud endaga halvasti, kui sa kõigi vastu oled hea, aga enda vastu ei ole. Ja siis selle sa saad universumilt täpselt tagasi peeglina nagu. Absoluutselt. Sulle näidatakse täpselt seda, mida sa ei näe iseenda puhul. Et sealt võib-olla siis võtta ära see mingisugune maailmapääst ja positiivsus selle teema juurest, et sa hästi hea oled, et ei saa kedagi päästa, kes ei taha olla päästetud. See on üks tõde, mida sa võiksid ja kui keegi su käest abi ei küsi, siis ära lihtsalt topi seda. Ja sa ütlesid, et isekus, aga näiteks sõna egol ei ole halba mitte midagi, kui sa seda ego nagu hästi mõistad, on ju, õigesti mõistad, et ego on see, kui sa paned paika oma piirid. Et ego on see, kui sa lähed nagu selles suunas, mida sa ise tahad, kui sa tunned, et on õige, aga vale ego on just nagu siis see, kui sa tahad, et teised teevad, mis sulle meeldib. Et need kaks asja mitte sassi ajada, nii et ego, selline terve ego on see, kus sa tõepoolest tead oma väärtust, hoiad oma piire, kehtestad neid, kui sul on oma piirid paigas, siis sa ei roni ka üle teiste piiride, ei trambi neid maha. Jah, vahepeal oli ühiskonnas see mingi teema, et ego on hästi halb ja me peaks olema kõik nagu ego ära kaotama ja töötama selle nimel, et meil ei oleks seda ego. Sest meil oli vale arusaamine egost. Ego oli see, et lööd jalaga vastu maad, et mina tahan, et sina teed nii. Seda me kahjuks teha ei saa. See on ego. Seda arvati, et see on ego. Ego on see, ma tahan nii ja ma teen seda sellepärast, et mul on sellepärast hea, kui ma selle asja teen enda heaks. Aga ma ei saa kedagi teist sundida muutuma sellepärast, et see mulle ei sobi. See on see vale ego. See, mis nagu lõhub kõike põhimõtteliselt suhteid ja iseennast ka. Siis numeroloogiast, kui me nagu, ma ütleks siis niimoodi, et number 6 ja number 8, ehk siis kes on sündinud 6. 15. kuupäeval, 24. kuupäeval, need on 6, eks ju, ja 8 siis analoogselt, et 8. kuupäeval, 17. kuupäeval ja 26. kuupäeval, siis see on puhas rahanumber. Nii et kui need inimesed võiksid oma nii-öelda sünnikuupäeva kokku arvestada ja nendel raha ei ole, siis teadke, et teie võimuses on luua piiritult raha, aga küsimus on, miks teil seda ei ole sellisel juhul. Ja kes siis küsib, kuidas seda numbrit arvutada, siis liidad kokku oma sünnikuupäeva lihtsalt, et sa oled kas 8, ei, ainult sünnikuupäev, sest see on su juhtiv energia. Kui sa oled 26, siis 2 + 6 on 8. Kokutasin korraga, see oli 8. Oli 8, jah. Et 6 ja 8, et 8 on eriti rahanumber. Et seal on antud selline energia juba sellele inimesele sünnist saati kaasa, lihtsalt küsimus on, et me võime kõiki neid numbreid ja oma energiaid kasutades miinuses või plussis, aga just need 8, nendel on potentsiaali tõepoolest luua piiritult raha. Nendel on need võimed olemas ja kui nad seda ei ole teinud, siis seal taga on väga paljud plokid, hirmud ja muud uskumused, millega tuleb nagu töötada. Et teistel on need asjad. 6 on näiteks need, keda ma siin ütlesin, 6 on ka väga palju nagu rahaga, nemad teenivad näiteks raha läbi ilusfääri. Nende jaoks peab kõik ilus olema ja siis see toob nende raha. Nad võivad töötada näiteks kuskil iluteeninduses või ma ei tea, kodusisustuses ja müüa selliseid ilu asju, et teha nagu inimeste elu ilusamaks ja oma ilu oleks ka. 5 on ka väga rikkad, võivad olla, nad on müügimehed. Nende põhiline oskus on õppida müüma. Nii et Võt igal numbril on oma energia, nii et selles mõttes ja kuidas ta rahaga suhestub, et seda on hästi põnev vaadata. Et kui me räägime reaalsetest põhjustest, miks ei ole raha ja kuhu ma võiksin siis vaadata, siis kas võiks olla see list selline, et kuidas mul on see suhe sisemise lapsega
kuidas mul on suhe oma naisosaga, meesosaga enda sees. Et mida teeb üldse nais- ja meesosa meie sees läbi sinu sõnade? Kui me just raha vaatlemise aspektist. No naine on see, kes loob ideed, kes genereerib mingisugused projektid ja mees on see, kes viib nad ellu. Ehk siis naine annab sellele sisu, mida meesosa struktureerib ja täidab, elustab. Naine on see, kes annab nii-öelda pehme väärtuse sinna ja mees paneb nagu vormid, jalad alla ja saadab maailma. Nii et sul peab olema nagu selles mõttes balansis või tasakaalus need kaks osa, et üks on see, kes on võimeline looma, kes on võimeline algatama, võimeline sinna nagu hinge sisse panema ja mees on see, kes reaalselt nii-öelda tõepoolest loob struktuuri, vormi, pakendab selle sellisesse vastuvõetavasse mudelisse ja viib ellu. Aga mis on need märgid, et kust ma nagu tean, et mul sisemine nais- ja meesosa ei ole siis harmoonias või sellises balansis? No kui sul näiteks ei tule ühtegi sellist loomingulist ideed, millega tegeleda, siis sa ei ole kooskõlas kuidagi või oma intuitsiooniga näiteks, sest naisosa on ka see, mis vastutab intuitsiooni eest. Et sellisel juhul sa juba nagu tead, millised impulsid võivad midagi nagu luua, et sul peaksid tekkima need sellised mõtted, et kas see või see või see, et sa peaksid juba olema võimeline mingisuguse sellise nagu pilve enda kohale, pea kohale kuidagi looma, millest hakkab midagi nagu hargnema. Ja kui sul on nagu selliseid mõtteid, ideid, soovimine on ka tegelikult ülioluline osa, me ei oska üldse soovida mitte midagi elult. Et tulge oma lapsepõlve soovide juurde tagasi ja pange endale järgmiseks aastaks ja üleüldse terveks oma eluks paika soovid, mida te soovite saavutada. Me piirdume väga-väga vähesega ja tänu sellele me saame ka väga vähe. Nüüd hüppasin tegelikult su küsimusest väga palju eemale, aga mul tuli nagu ka kohe oluline selline mõte siia juurde, et kuna me ei püstita endale eesmärke, me ei oska soovida, siis ja me teeme valesti mingeid asju, me paneme endale mingisugused, me kõik teame, et on olemas lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid, aga inimesed ülehindavad oma lühiajalisi eesmärke, et nendel tuleb eesmärk, ma tahan homme saada 1 miljonit. Ja juhtub see, et kui see 1 miljon homseks su pangakontole ei laeku, siis meie mõistus ütleb, et sa oled luuser. Sa ei saavutanud oma eesmärki, mille sa püstitasid endale homseks 1 miljon. Ja järelikult ta hakkab boikoteerima ja saboteerima juba kõiki su järgmiseid asju ka. Ja mida inimesed siis teevad, et nad panevad lühiajalisteks eesmärkideks liiga kõrge eesmärgi, mida nad ei saavuta. Aga nad kas ei pane üldse pikaajalist eesmärki, mis võiks olla näiteks 5-10 aastat ja pane sinna see 1 miljon. Siis seda ei tehta ja pikaajalise eesmärgi pannakse mingisugune, heal juhul midagi sellist, kui üldse midagi väikest, mille sa tegelikult nipsti suudad ära teha, aga kuna sul juba see lühiajaline eesmärk ja selle täitmine on ebaõnnestunud, siis meie mõistus ütleb sulle, et seda 1 miljonit sa homseks ei saavutanud, järelikult su pikaajalisel eesmärgil ei ole ka mitte mingit perspektiivi. See on meie mõistuse trikid lihtsalt. Ja tõesti nagu tahaks inimesi julgustada soovima, eesmärke seadma terveks eluks ja sellest sõltub, kui pika elu te elate, kui te olete oma eesmärgid pannud nii kaugele, sest mõni vaatab võib-olla järgmise aasta eesmärke, mõni vaatab võib-olla 2-3 aasta eesmärke, aga kui sa tahad ikkagi terve oma pika ja viljaka ja sellise õnneliku elu elada, siis sul võiksid olla ka näiteks ka rahaga seotud eesmärgid, et okei, et mul on näiteks 10 aasta pärast plaanis selline summa näiteks teha ja selle summa eest ma olen juba võimeline looma seda. Mis iganes siis sinu soovide nimekirja võiks nagu sattuda. Nii et laskma valla see loomingulisus enda sees, sest tõesti, nagu sa ütlesid, et see soovide kirjutamine kirjuta 100 asja välja, mida sa osta tahaksid raha eest. Issand, kui raske see on esimene kord.
Sa saad vaevu roomad 50-ndani, siis mõtled nii, mul ei olegi seda raha vaja, sellepärast et need asjad on põhimõtteliselt juba need, mida ma iseenesest saaksin osta praegu kohe. Aga mul ei ole seal nimekirjas midagi sellist, mis päriselt ka, sest ma ei julge isegi soovida. Nii et laseme fantaasia valla. See annab nagu stabiilsust ka juurde, et kui sul tulebki mingi summa, et kui minuna vahepeal tuleb mingi summa, siis mingi, mis nüüd saab? Ja siis ma võtan oma listi lahti, näe, võt see saabki, et see, mis seal listis on ju. Et tegelikult ju kirjutamise ajal sa juba saad ka aru, et kui sa kirjutad näiteks mingeid väga suuri unistusi, panedki 10 aastat, mis on su reaktsioon? Mis toimub su kehas, kui sa kirjutad selle suure soovi? Kas sul hakkab hirm, kas sa mõtled, ma niikuinii ei saa hakkama? Mis hakkab sisekõnes toimuma ja see on ju ka juba näitaja, et mis on see minu, et julgus, mida rohkem me julgeme iseennast nagu ümber programmeerida, et ma julgen küsida nii palju. Et kui ma küsin, et kui ma lähen kuskile töövestlusele ja küsin näiteks nagu mingi utoopilise summa on ja küsin näiteks davai, ma ei tea, 100 000 makske mulle on ja, siis neil on piinlik mulle 2000 maksta. Saad aru, et vaat siis nad tulevad kuskilegi vastu on ju. Et kui me julgeme suuremalt unistada, siis me laiendame seda spektrit või seda mingit enda klaaslage, kuhu me tihti kinni jääme on ju. Muidugi see klaaslagi võib olla valus ja seal võib olla teatud põhjuseid, nii et selles suhtes tõesti, et seal tulebki mängu see lühiajaline, pikaajaline, et okei, et ma võib-olla täna 100 000 ei julge küsida, aga okei, 5 aasta pärast ma võib-olla julgen küsida. Ega me ei tea, mis sellest rahast üldse saama hakkab. Mul on mingi ähmane eelnaimdus, et selle rahaga asjad ei ole võib-olla enam 10 aasta pärast sellised, aga põhimõte iseenesest, kui palju sa väärtustad ennast, kui palju sa lood, kui palju sa väärtustad seda, mida sa lood, kui palju see, kui vajalik see on nendele, kellele sa oma iseennast nii-öelda, iseenda loomingut või iseenda tööd või iseenda teenust või toodet pakud. Oluline on, et sa tunned ka vajadust midagi anda sellele maailmale, sest sa tunned seda enda vajalikkust siin, sa tunned kasu, et sinust on mingi kasu siin. Tohutult täitav. Jaa. Mu isa ütles alati, et mina lapsena arvasin, et hea tegevus on selline hästi, et oi, nad teevad head ja hästi selline isetu tegevus on ju. Et siis mu isa ütles mulle, et ei, aga et hea tegu on alati isekas, et sa tahad midagi ise saada. Ma saan selle hea tunde sellest, et ma teen head on ju, et mina saan, et alati on mingi kasu sees inimestel ja see on aitanud mul nagu püsida hästi ratsionaalne, et ei tegiks mingeid illusioone, et kuidagi on, ma ei tea. Inimesed teevad kõik oma kasust. Absoluutselt kõik oma kasust. Mul siin 2 päeva tagasi helistas üks tuttav ja kes küsis, et kas sa kuidas ta nii huvitavalt seda küsis, et kas sa ikka teed veel seda tööd või et kuidas sul läheb, et kas sa teed ikka seda tööd, et teistel oleks hea või kuidagi. Ma ütlesin, et pool sellest on õige et ma teen seda loomulikult, et see on mu töö tulemus, aga ma teen seda kõigepealt sellepärast, et mul endal on hea seda teha ja kui ma saan selle läbi kellelegi nagu head meelt valmistada või tema elu nagu paremaks ja ilusamaks muuta, siis me teeme kõiki asju ainult endast lähtudes, ainult. Peakski tegema tegelikult. Peabki, aga me teemegi, aga me ei teadvusta seda. Me ei teadvusta seda. Ja selle tööga on täpselt samamoodi, et ma teen lihtsalt seda asja, sellepärast ma võin olla võib-olla väsinud, aga samas ma ei tunne seda, mulle nagu hullult meeldib see, mida ma teen ja see mind nii väga täidab. See pakub mulle huvi, see pakub nagu sellist enesearendamise soovi, kirge, rohkem midagi teada saada, uudishimu kõige selle vastu, mis veel on võimalik ja see lihtsalt innustab, kui sa satud täpselt sellesse kohta, kus sa tunned, et sa oled nagu vajalik ja täidad omaenda isiklikke mingisuguseid vajadusi. Me teeme kõiki asju lähtudes endast. Ma arvan, et kui mul mingi unistus on, isetu unistus on ju, et siis see on küll see, et kõik saaks kogeda seda tunnet, et kui sa teed midagi, mis on tõesti sinu hingasi, kui sa jätad need ühiskonna mingid arvamused, mida vanemad sulle tahavad, mida ühiskond sulle tahab, mida ma ei tea, Maali Põlvast sulle tahab on ju, või mis on tema mingi visioon, millele sina peaksid olema ja kui sa päriselt teed midagi, mis on hirmus võib-olla kohati ja milleks sa pead ületama mingisugused enda varjud,
aga et see tasu, mis sealt tuleb, seda tunnet ei annagi muud moodi kirjalt, sa ei saa osta seda tunnet, et tunda midagi, mis, et ongi, kui sa oled ühiskonnale kasulik, kui sa tunned end nii täidetuna, laetuna, et see on tohutu väärtus tegelikult, mida me siit elust võiks isegi otsida. Nagu teatud mõttes isegi vaata süsteemne, et konstellatsioon on süsteemne meetod, et seal on koht, hierarhia ja kuuluvus oluline, et ka see, kui sa teed, et kõik peavad kuuluma ja kui sa teed midagi sellist, et sind võetakse vastu, et sa kuulud, sa oled oluline, sind väärtustatakse ja hinnatakse, siis see samamoodi on nagu sa kuulud teatud süsteemi, kus sa oled nagu vajalik lüli või mutter, et me ei tee seda tööd selleks, et kuidagi enese mingisugust väärtust nagu võltsilt kasvatada või mingit kellestki üle olla või targemad või suuremad paista, üldse mitte sellepärast. Aga see teeb hingele endale pai, kui sa teed midagi niisugust, kus sa kogu aeg nagu arened, sest iga klient on samamoodi sinu õpetaja. Absoluutselt iga klient näitab sulle mingisugused tahke sinust endast. Ja ma olen nagu väga tänulik kõigele ja kõigile, kes mind on õpetanud, nii õpetajad kui kliendid, kes on samamoodi õpetajad, perekond, et mul on nagu võimalik endast olnud nii palju teada saada enda kohta. See on huvitav, sest kui sa nii paned selle, siis mõtled ka, et see tegelikult ka töö on iseenda kogemine. Muidugi. Tegelikult see on midagi tehes iseenda kogemine erinevate nurkade alt. See ongi see nii-öelda eneseavastus või enesekasvamine, see, mida me ju reisime ka selleks, et saada tegelikult ütled, et avastada midagi uut nagu maailma kohta, aga ka enda kohta sa avastad mingid uusi asju tehes ju nii palju. Täpselt sama selle tööga ja see töö võikski olla selline, et kui sa tunned, et tööd tehes sa ei tunne, et sa saad, oi kui põnev, ma saan iseennast igalt nagu niipidi kogeda ja naapidi kogeda, et oi kui põnev, mida ma enda kohta teada saan, võib-olla siis on aeg küsida, et kas sa teed õiget asja, et kas sa oled õiges suunas. Kui see rõõmu ei valmista, siis kindlasti et kindla peale on mingisugused tagasilööke või mingid seisakuid või on mingisuguseid kriise, see on elu lahutamatu osa, aga kriisid on alati selleks, et kasvada. Ja, võt siin muutub minu meelest perspektiiv väga palju elus üleüldiselt, et kui sa hakkad kriise nägema ja hakkad küsitlema, et milleks see on, mida see mulle näitab, mida mul on siit õppida, miks need asjad praegu juhtusid ja mitte kukkuda sinna ohvrimeelsesse kohta, et oi kui raske elu juhtub minuga, nii keeruline. Mul tuli selle kohta tegelikult eile üks metafoor täiesti silme, et kuidas meie ümber praegu kõik asjad nagu lagunevad ja täielik kaos toimub. Siis mul tuli millegipärast siuke metafoor, et sul on olnud karbitäis Lego klotse, sa oled sellest klotsist, sellest karbi sisust kasutanud ära iga viimsegu klotsi, teinud sellest maru ilusa mingisuguse lossi näiteks. Sa oled seda lossi imetlenud, vaadanud, sa oled kõik valmis. Selleks, et sellest edasi liikuda, tuleb lihtsalt see Lego hunnik uuesti juppideks võtta. See ongi see kriis ja sa saad teist korda juba võib-olla hoopis ägedama majakese ehitada nendest Lego klotsidest. Sul said lihtsalt mingid klotsid otsa ja kriis on see, kui kõik kokku kukub selleks, et saaks uuesti alustada. Et sa saaksid ehitada asja nüüd juba selliselt, üles enda jaoks toimivaks, mis sulle reaalselt nagu pakub huvi, mis sulle toob mingisuguseid ägedaid emotsioone. Et kriis on valus, aga tuleb kõik need tunded kenasti nii-öelda läbi elada, mitte alla suruda, mitte tõesti süüdistada kõik ümberringi, et issand jumal, mis siin juhtub ja mis muga toimub ja mis nad muga üldse teevad, on ju. Vaid aru saada enda osast, enda rollist selles kriisis ja aru saada, et see on selleks vajalik, et sa saaksid õppida. Aga see kriis ongi võib-olla kõige parem näitaja, et milline on sinu suhtumine, et sa näed ju kohe ära tegelikult enda suhtumise, teise sõbra, partneri suhtumise kriisi ajal. Et mul on viimasel ajal hästi kõnetanud see mõte, et võib-olla ma ise ka tunnistan, et olen sattunud rattasse, kus on kogu aeg vaja nagu ennast paremaks teha või kogu aeg, et on mingi illusioon, et ma pean olema nagu ideaalne. Ja siis
siis sa saad nagu lõpuks aru, et elu juhtub ikkagi. See ei tähenda, et ma ei tülitseks oma partneriga vahepeal, et mul tööalaselt vahepeal oleks keeruline või ei juhtuks mingid asjad, vaid see tähendab nagu pigem seda, et kuidas mina tulen toime nendes olukordades, et pigem just, et mis on minu suhtumine ellu, et kas ma tõusen igast jamast naerusuil püsti ja lähen edasi ja proovin uuesti ja ehitangi uue lossi või ma jään sinna nukrutsema ja mõtlen, et noh, et no nii halb ikka ja et nii raske ja et keegi loll lõhkus minu lossi ära, on ju. Või vastupidi, et seisad selle valmis klopsitud lossi ees või selle majake sees ja ütleb, nii tahaks midagi uut, aga no pole, klõtsid sai otsa. Et mida teen, et kuidas edasi? Mõtted on, aga ei tea kuidas. Mõt ei tea, kuidas on see esimene ehitis kokku pressida ja alustada uuesti nullist. Aga tegelikult see ei ole null, sellepärast, et sul on juba teadmised olemas, sul on juba kogemused olemas, sul on juba uus visioon olemas. Sul on juba, et sul on tegelikult väga palju tänu sellele, mis sa oled eelnevalt läbi käinud, kõik need eelmised kohad, kus sa oled oma teadmisi, infot ja kogemusi nagu kokku kogunud. Kas see on huvitav, sest ma olen ikka kuulnud nagu kriisis inimesi, et kõik need aastatud läksidki raisku. Et on ka sellist, et mis nüüd, et noh, selles kõige sügavamas kriisis ongi kõige sellisem. Raisku ei lähe meil mitte midagi. Raisku läheb sellisel juhul, kus sa ei väärtusta oma elu. Et sellisel juhul on su elu ka raisus. Aga kui sa leiad sellele kriisile põhjenduse, kui sa leiad enda jaoks selle kasukoha, mis juhtus peale seda, kui sa sellest kriisist välja tulid, kus sa siis sattusid järsku, kuidas sa siis arenema hakkasid või maailma nägema või ise ennast nägema. No siis sa ei saa öelda, et kriis oli see, mis viis su elu nagu... Tuli nii huvitav mõte, et mul tuli jälle oma isa meelde, ma ei tea, mis mul täna selle isaga on. Võiks helistama küsima, kus ta läheb. Raha, mees, energia. Raha, mees, energia, et mu isa on hästi ratsionaalne inimene ja et kui kogu see konstellatsioon mu ellu tuli ja ta ka ikka natukene uuris, üritas nagu pihta saada sellele, et siis ta ikka ütles, et te ju lihtsalt otsite sinna mingi asjadele taha mingit mõtet. Aga elu mõte ongi see, et ma ise loon selle elu mõtte, et kas sa elad niimoodi, et sa kuidagi, et ongi kõik mõttetu ja kõik, mis ma teen, et minu meelest elu võlu ongi asjade taha mõtte otsimine, et kui juhtub kriis, mina annan sellele mõtte, et mis nüüd edasi sellest kriisist, mida see mulle andis. Et see on ju ongi puhas suhtumise küsimus, et mõne jaoks on elu mõtte leidmine noh, saad aru, et mõni arvabki, et aga see kuidagi näitab ka, et kuidas ta siis on otsustanud oma elu elada ja tal ongi mõttetu elu. Kuidagi tuli selline elu mõtte idee pähe praegu. Jah, no siis ma jällegi vist ütlen seda sama, et siis sa väärtusta tegelikult oma elu, kui sa näed, et su elu on mõttetu. Sellisel juhul ei olegi mitte millelgi mõtet, ei kriisil, ei niisugustel tõusudel, positiivsetel kohtadel, milleks mõttetu. Et ma ütleks, et elu mõte on elamine ise. Võib-olla ei olegi seal nagu hakata mõtteid vaja otsima, aga lihtsalt lubada endale elada ja lubada endale aru saada, et elu on igasugune. Et elus on plusse ja on miinuseid ja on tõuse ja on mõõnu ja on halvemaid ja paremaid aegu ja kõik lihtsalt on. Mulle jõudis nüüd paar päeva tagasi jõudis kohale läbi ühe meditatsiooni, et läbikukkumisi ei ole olemas. Punkt. Ei pea selgitama seda, läbikukkumist ei ole olemas kõik. Ja nüüd luba sina kuule vaataja endal see kuidagi, et läbikukkumisi ei ole olemas, siis mida sa tegelikult kardad. Aga noh, mõni inimene kardab õnnestumist tegelikult, et mis siis, kui ma õnnestun, mitte see, et mitte siis, kui ma ei õnnestu, vaid mis siis, kui ma õnnestun, siis ma olengi edukas. Mis siis saab, kui ma olen edukas? Jama, no mis ma teen siis? Sama lugu ongi selle rahaga, kui me hakkame jälle tuleme 0 punkti tagasi, millest me alustasime, siis me kardame raha, siis kui me saame selle summa ja sellepärast me seda ei saagi. Ja nii lihtne see ongi, sest me kardame juba seda, mis me sellega peale hakkame. Kui meil ei ole visiooni, kui meil ei ole ideed, kuidas me tahame, et oleks, mis me oma õnne ja kõige selle rõõmu ja raha ja kõige sellega peale hakkame, kui me ei oska seda kusagile nii-öelda investeerida enda hüvanguks ja teiste hüvanguks ära kasutada, siis võidki oma elu mõttetuks pidada. Aga kõige kurvem ongi see, et siis ei näe maailm ka. Et
üks lause, et nii-öelda looja või jumal võib sulle kõik anda, tal on kõik olemas, aga ta saab nagu kõik sinu eest ära teha, aga ta ei saa sinu eest mäletada sinu enda väärtust. Ja see ongi see nagu paradoks, et kuidagi, et see kõik tuleb nagu siit seest ja kui mul ei ole neid asju, siis peab küsima, et kuidas ma ennast näen, et millisena ma ennast näen ja või on mul mingid või mida ma endaga kaasas kannan, olgu see siis mingi suguvõsa lugu või ilmajäämine või mingi raskus või millele ma olen nagu lojaalne, eks. Ma ütleks niimoodi, et me oleme kõik loojad osad. Me oleme kõik osa loojast ja muidu meid ei oleks siin ja meid on loodud siia selleks, et me oleksime siin, esindaksime siin seda loojat, kellest me oleme sündinud ja me unustame ära selle, et me oleme võimelised väga palju looma. Et sa ei kasuta ära Jumala poolt antud potentsiaali sellisel juhul, kui sa ei näe oma elul väärtust. Ja see on usaldamatus elu vastu, see on usaldamatus selliste kõrgemate jõudude vastu, mis on olemas. Usud sa seda või ei usu, aga nad on olemas. No, ma olen seda öelnud ka eelmistes podcastides, et see on märkamine, vaata, et ma arvan, et igaüks on, issand, ma ei tea, ma toon selle sisse, Ari Matti on ju praegu Ameerikas, Ari Matti on üks koomik ja see on nii äge, et ta andis ka mingi intervjuu just, kus, et tal praegu läheb väga hästi seal ja ta andis intervjuu, kus ta ütleski, et see ei saa olla kõik mina, et on keegi, kes ikkagi, et mulle ikkagi tundub, et on keegi, kes kuskil natuke ikkagi juhatab või juhendab, on ju. Et ma arvan, et me igaüks leiame oma elust neid hetki, mis on ebanormaalsed. Kellegi käpp oli mängus, on ju. Keegi, kes juhatas mind täpselt õigesse kohta, täpselt sellel hetkel mingid õnnelikud juhused, nagu me neid kutsume, eks. Absoluutselt, jah. Elagu Ari Matti. Elagu. Aga samamoodi paneb ka see kõrgem teejuht meile ka jala ette, kui me ei õpi teatud õppetundi ära. Kui me lihtsalt vaatame tuima näoga mööda sellest, mida me peame võib-olla siis oma elus saavutama või siis me lihtsalt lüüaksegi reaalselt pikali või peaga vastu seina mitmeid kordi, enne kui me ükskord hakkame taipama. Aga mõni võtab selle õppetunni vastu, mõni saab aru, mõni mitte. Igaühe oma valik. Üks lause, mis sellega tuleb, on, et kui sul on nagu väga raske, siis tasub küsida, et äkki sul on nagu nii raske, seepärast, et sa oled nagu valel teel. Et ikka elu ei pea nagu nii raske olema, et võib-olla küsida, et kui näiteks kasvõi, et kui sa oled suhtes, kus on nagu hullult raske ja sa hambad ristis mõtled, et ei, et me oleme hingesugulased ja peaks sellest ikka läbi nagu rassima või suruma. Et kui ikka nagu elu läheb nagu väga raskeks, siis tasub ka küsida, et kas nagu äkki ma peaks midagi nagu muud moodi tegema, äkki ma olen üldse vale inimesega koos, äkki, et kui see on nii raske, et see mulle nagu piinarikas, äkki siis nagu ikkagi peaks natuke seda oma tee nagu rada korrektima, et üks lause, mida ma ka just hiljuti kuulsin, et every rejection is a redirection, et iga siis see tõrjumine, tagasilükkamine on lihtsalt suuna natukene korrigeerimine. Hästi äge lause. Väga äge. Tuli neurograafikas sellega meelde kohe, kuidas joonistades neid oma neuronühendusi, siis teeme redirectionit kogu aeg, et juhime oma teaduse uutele radadele, et tulla sellest harjumuspärasest välja. Mõtlen, kas on veel midagi hästi olulist raha kohta veel? Raha on oluline ja raha on oluline eriti võib-olla ka selles aspektis, see jäi nagu mainimata, aga ka on oluline öelda, et võib-olla siin mingi aeg tagasi sellised eriti vaimsed inimesed arvasid, et rahast rääkida on, ma ei tea, ei ole eetiline või see on mingi patt või see on mingi jama ja et tõeline vaimsus rahaga ei tegele ja raha ei loe ja ta pole seda üldse tarvis. Elame õhust ja armastusest. Võib-olla kuskil mujal dimensioonis aga kui sa oled siin maa peal, mis on puhas mateeria, sa oled siia sündinud inimeseks oma kehasse, siis mis on mateeria, sa oled oma vanematest sündinud ja raha on täpselt samamoodi mateeria, millega sa täidad tegelikult siin olemise eesmärke. Sa lood selle rahaga midagi materiaalselt, ehk sa tuled sealt maa peale tagasi oma sellistest kõrgetest vaimsustest, et tegelikult meie ülesanne siin praegu hetkel on arendada oma vaimsust, arendada oma hinge eest hoolt kanda
aga ennast materiaalselt ikkagi ka siin maandada niimoodi, et see raha teenimine oleks kerge, aga mitte lapsemeelses tähenduses, vaid just sellises kerge selles mõttes, et su hing juhib su sinna, mis toob sulle raha. See on su tasu selle eest, et sa teed õiget asja, tasu selle eest, et sa elad, oled, rõõmustad ja rõõmustad nii ennast kui ka teisi enda ümber. Võib-olla see moment veel on hästi oluline, et see piinlikkus rahast rääkida või et see pole üldse nagu teema, et sellest ei peakski nagu rääkima, kui sa tahad olla mingi hullult vaimne inimene, siis see kindlasti ei pea paika. Mulle meeldib see mõte ka, et ma isegi vist ütlesin ühes osas, et kui me oleme liiga lennus, et siis meil ei olegi raha. Et me olemegi lennus ja see tähendab, et sa ei tegele nagu maapealsete asjadega. Et see lennus olemine on ju see, et sa nagu vessel, et ma võtan siit mingisuguse info, mille ma nagu loon rahaks, mille ma loon. Materialiseerid. Jah, et mul võiks olla mingi ühendus oma nii-öelda kõrgema minaga, eks, kes teab, miks ma siia tulin, mida ma siia tegema tulin. Ja see nagu raha on ju lihtsalt tõestus, et ma realiseerin end siin maailmas ja olen kuidagi kasulik. Et selline, et kui me liiga lennus oleme, et siis ei olegi raha, tegeled mingite muude asjadega kuskil mujal. Ja. Meil ju vaata inimestel on ka need energiakeskused ehk tšakrad on ju, et on kõrgemad ja madalamad tšakrad ja igaühel on teatud ühendus või teatud selline energeetiline tase või vibratsioon, et kui need kenasti on koos nii-öelda kooskõlas ja harmoonias oma vahel, siis sa oled tõesti kõrgemate jõududega, oma kõrgema minaga, oma kõrgema teadvusega ikkagi ühenduses ja samuti on su juured maas, on su juurtšakra ja kõik see, mis vastutab materiaalsuse eest, ka oma vahel balansis, nii et meie kehad on need, mis kõikides vibratsioonides või kõikides sagedustes võimaldavad olla nii materiaalsetes kui ka vaimsetes rohkem. Nii et, sest mu see mõte lõpp jäigi sinna, et et kui palju on miljonäre, kes terve elu ajavad seda mateeriat taga ja siis on miljonärid ja siis ma ei saanudki seda, mida ma tegelikult tahtsin. Tegelikult üldse. Ja siis nad pöörduvad vaimsusesse ja siis nad võivad sinna täitsa ära lennata teise äärmusesse, et ühest nagu teise. Et see ongi see, miks see tasakaal on oluline, et isegi kui me teenime need miljonid siis lõpuks kokku, eks, et siis kas ma tunnen end ühenduses hästi teostatuna, rõõmsana, õnnelikuna. Ja, et raha ei võrdu kunagi õnn. Automaatselt raha õnn ei too, et päris palju on aga just see, et raha on oluline, et selles mõttes, et raha ei võrdu õnn, aga muidugi raha võib tuua meile õnne ja rõõmu, kui me kasutame seda otstarbekalt, kus me ostame endale mingeid asju või kogemusi või elamusi või parema elujärje selle raha eest, eks. Ütleme, et raha ei pruugi olla nagu õnn automaatselt, aga samas raha täielik puudus on küll konkreetne õnnetus. No, mõtle nüüd ise. Sul on õigus. Tõesti raha. No kui ei ole, no jumala jama ju, süüa ei saa. Kodu ei ole. Oled maksmata, istud pimenduses, külmetad, nõissand. Tõesti õnnetus. No on ju õnnetus. Kuidagi nii. Jah. Ma arvan, et siin kohal on hea ots kokku tõmmata. Et raha mitte omamine on õnnetus. Ja kui teid jäid siis kõnetama see neurografika, siis seda saab Erika juures iga nädal käia joonistamas. 30. ma ei tea, millal see nüüd eetrisse tuleb, aga 30. me teeksime oma järgmise aasta, Parda tänaval järgmise aasta soovide realiseerimise tähe ja siis selle raha töötoa, mille ma siin Tabasalus väikses ruumis ükskord sellise kiire etteteatamisega tegin, siis ma tahaks seda ka uuel aastal päris alguses teha ka linnas, nii et see oli tõesti nii äge, nii palju mingeid, et ma käisin seal nii palju neid avastusi ja mis sealt tulid, et see oli tõesti väga äge. See on jah 3-osaline selline praktiline, me teeme 3 praktilist sellist pikemat ülesannet, üks nendest on joonistamine, teine siis kui me hakkame tagasi tulema, siis teine on ka seotud küll joonistamisega, aga me vaatame üks osa meist, kes tahab raha ja teine osa meist, kes seda boikoteerib või saboteerib, et teeme tutvust selle väikese pätiga meie sees ja proovime nendega sellise harmoonilise seose luua. Ja esimeses osas me tuvastame oma peamised takistused rahaga seoses.
ja vabastavate lausete abil katsume nendest ka vabaneda, nii et hästi praktiline, mingisugust loengut ja sellist pikka istumist ei ole, nii et aga no loengu saite nüüd. Aga 6 tundi. Loengud saadud. 6 tundi ja kestab see. Oleks ka küll väga rõõmus, kui sellest osa võetaks. Ja kui ikkagi on need miljonid tulemas, tunned, aga no tunned, et no midagi takistab, siis tasub konstellatsiooniga tulla. Vägagi tasub. Et see on ikkagi täielik investeering tulevikku, et kui meid juba nagu, et mis kurb on minu meelest see, et ütleme, kui sa oledki juba leidnud enda selle, mis sa teha tahad, sulle meeldib see, aga et kuidagi takistus on see, et mul on hirm raha teenida ja sellepärast nüüd ma ei saa ennast nagu väljendada läbi oma töö. See on nagu kurb, et sellega ju saab tegeleda ja saab lahendada ja et selle jaoks on ju lahendus olemas, et valiku küsimus nüüd, et lootust ju on tegelikult. Vägagi. See lootus, et asi laheneb, on väga suur, kui sa selle teemaga tegeled. Kui sa selle padja alla peidad ja kuskil madratsi alla lükkad, siis ta ei lahene tõesti iseenesest. Sest hirmud, mis takistavad meil iseendale otsa vaatamast, need on teinekord suured, aga tasub see samm teha ja need hirmud ületada ja tulla vaatama, mis seal taga tegelikult on, sest see asi ei pruugi üldse nii traagiline olla. Kõik pole nii fataalne, nagu me õpetajad. Jah, täpselt, et see hirm on jah, et voodi all on suur monstrum ja siis vaatad voodi alla mingi väike rott jookseb seal edasi tagasi. Seda enam, et meil järgmine aasta on tegelikult üsna keeruline üleüldse energeetiliselt ka. See on ka tsükli viimane 9. aasta, ehk meil lõpeb üks tsükkel ja ülejärgmine 26. aasta on esimene jällegi 9-aastases tsüklis, ehk siis järgmise aasta 2025 siis kukuvad niikuinii kõik asjad laiali, mis esimesel tsükli aastal, nagu, millel pole õigust elule, mis enam ei teeni, nii et see on järgmine aasta on selline puhastumise, vabanemise, vabastamise ja päris suur selline kriiside aasta, nii et selles mõttes tasub selleks valmis olla. Aga me saame valmis olla asjadeks ainult siis, kui me leiame tasakaalu iseenda sees. Et kui me tõesti peidame ja kardame ja ei julge asjadele otsa vaadata, siis me elame neid kriise väga rängalt üle. Ja milleks seda teha? Milleks kannatada? Kannatuste aeg on läbi. Nendes uutes energiates enam kannatamisele pole vaja energiat kulutada. Kes tahab lootust, et siis seda lootust ei ole, et järgmine aasta väga kerge oleks, aga see lootus on, et sul on abi olemas, et seda kergemalt ületada. Absoluutselt. Ja abi tasub ikka vahepeal vastu võtta ja endale lubada. See on ainus võimalus üleüldse endast midagi teada saada ja oma hirmudega tegeleda, kui sa suhtled teise inimesega. Üksinda me läbi ei näri. Nii et sul on vaja inimest, kes sulle midagi peegeldab, kes sulle midagi näitab. Selleks meil on antud vanemad, selleks meil on antud lapsed, selleks meil on antud partnerid, et näha ära need kitsaskohad meie enda sees, sest see, mida me näeme sellest, kes meie vastas istub, negatiivset või positiivset, see kõik on meis olemas, lihtsalt palju negatiivseid asju me lihtsalt ei taha endast tunnistada. Aga nad on olemas. Ja nii kaua, kuni me eitame neid ja keeldume seda uskumast, et meis on ka midagi niisugust, mis vajab võib-olla natukene järeleaitamist või probleemide lahendamiseks abi küsimine pole kunagi probleem. Probleem on see, kui sa ei tee seda enda heaks. Aitäh, et sa kuulasid ja aitäh, Eerika, et sa olid nõus tulema minu podcasti, et ma mõtlesin ikka, et kui ma kedagi peaksin esimesena kutsuma, siis see on see inimene, kes on aidanud mul üldse siia jõuda, et ma selle podcasti lõpuks ära tegin ja kes siin tagataustal alati plaksutab mulle, kui ma midagi ära teen. Et ühesõnaga, mul on hea meel, et sa tulid ja mul on hea meel, et sa jagasid oma lõputut tarkust ka siis minu kuulajate ja vaatajatega. Aitäh üldsegi, et sa kutsusid. See on väga suur au olla esimene. Ja sinu podcastis. Ja päriselt siiralt siin ei ole nagu mingisugust liputamist või mingit tagamõtet, et see on, siiralt imetlen siin tausalt. Naraka. Ja hakkan küll. Ja aitäh kutsumast, aitäh vaatamast, aitäh kuulamast. Ma loodan, et keegi sai sellest ka mingisuguse tõetera enda jaoks. Ja kui ei saanud, siis soovita sõbrale, äkki tema saab. Ja, just.
aga vähemasti võib-olla mõtteainet, kui tekib vajadus, siis teab, kus meid leida. Jah. Ja me oleme olemas nii konstellatsiooniga kui muude tehnikatega, mis on loomingulised ja lihtsad ja huvitavad. Jah, sest ma olen ka mõelnud tegelikult, et ma tahaks, et mul on tegelikult neid tööriistu ju veel, et ma tahaks midagi, igasugused sisemised meditatsioonid, samamoodi see naise mees osa ja mingid muud asjad, et ma ka mõtlen siin, et üks kord kuus äkki teha konstellatsioone ja grupis ja üks kord teha midagi täiesti muud. Ma ei ole veel välja mõelnud, mis see täiesti muu on, mis võiks kuidagi kõige paremini, kus ma saaks edasi anda kõige rohkem midagi vahvat. Aga et jah, just. No ta ongi, et tasub unistada suurelt, tasub unistused kirja panna ja siis on siht ees, silme ees, mille poole liikuda, nii et soovitan. Ja üks asi veel, et siia lõppu näpuneide, et sa saad alati esimese sammu. Et sa ei saa mitte kunagi tervet pilti, aga sa saad esimese sammu ja kui sa teed esimese sammu ära, sa saad järgmise sammu. Ja teed järgmise sammu ära, sa saad ülejärgmise sammu. Et tasub alustada, et ma just üks päev mõtlesin ka, et 99,9% inimestest jääb nagu sisutarbijaks, jääb sellise sisutarbijaks, jääb erinevate mingi enesearengu podcastide või videode või mis iganes videode tarbijaks, ja tal on see idee, mida ta tahaks võib-olla teha, realiseerida, aga ta ei tee esimest sammu. Ja ma ütlen, et kui sa teed ära esimese sammu, on juba nii palju lihtsam, sest sa oled juba ületanud nagu mustmiljon hirmu, mustmiljon suguvõsa, ma ei tea, mustrit, takistust, kes keegi ei ole julgenud teha võib-olla seda esimest sammu. Et sügavalt julgustan tegema esimene samm ja sealt hakkab kõik juba ise lahti rulluma, et tuleb usaldada lihtsalt elu. Ja, elu on liikumine tõepoolest, et muidu on see seisak, muidu on see Lego klotsidest valmis saanud loss ja sa ei muuda selles enam mitte midagi ilma, et sa ei peaks järgmist sammu tegema. Nii et minu järgmine samm on ruum kinni panna ja eks vaatame, mis sealt siis tuleb. Ja, just. Olgu, aga aitäh kuulamast, vaatamast ja järgmise korrani. Tšau! Tšau!